mingisugused tehnilised takistused, siis üritage kirjutada sellesse vestluse aknasse, et siin laua ääres on teisi inimesi veel, kes on ühendatud, et siis me saame aru, et midagi valesti. Ma pean kohe alustuseks ütlema seda, et ja ma kirjutasin seda eile sinna kirja ka juurde, et meil osalejaid oli registreeritud kusagil üle 70. Praegu on meil siin 38 inimest veebis ja siin kohapeal ka umbes 10, et me nii suurt osavõttu muidugi ei oodanud, aga see on ka üks asi, mille pärast me natuke nüüd kavatseme muuta seda nõupidamise käiku, et selle jaoks, et siin nõupidamise teisel tunnil natuke arutada nende teemade üle, et siis me oleme jaganud siin kõiki gruppidesse ja proovime teha väiksemates gruppides selliseid väiksemaid arutelusid, et igaüks saaks siis vajadusel ka midagi öelda, et muidu vastasel juhul, kui me istume kõik siin ühes inforuumis, et siis võib-olla ei saagi kõiki asju välja öelda. Aga ma läheks kohe edasi nüüd asume asja kallale, ütleme nii, et siis päevakava näeb ette seda, et sisuliselt on meil päev jagatud või ütleme, et 2 tundi on jagatud pooleks. Et selles esimeses tunnis sooviks arutada selle üle, et rääkida sellest, et millest me üldse räägime, et mis teema meil siis laua peal on. Ja teises tunnis prooviks kaasata kõiki neid siis, kes siin kohal on, et koos arutada neid teemasid. Ja see teema põhimõtteliselt on siis üks suur küsimus, mille on siis tõstatanud nii Kliimaministeerium kui ka Keskkonnainvesteeringute Keskus. Ja meie huvi on see, et mida siis riigi ametiasutused, Kliimaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus saaks teha selle jaoks, et omavalitsusi aidata teatud Euroopa Liidu rahastamisprogrammides taotluste esitamisel ja raha ära toomisel. Ja meie üks huvi on siis see, et Eestis oleks rohkem aktiivsust sellise rahvusvahelise koostöö osas ja oleks rohkem aktiivsust sealt Euroopast raha ära toomisel. Ja miks seda vaja on, siis üks selline põhjus on see, et Eesti on suhteliselt tagasihoidlik Euroopa Liidu poolt antavate toetuste kasutamisel. Siinkohal ma ei räägi nendest toetustest, mille me oleme juba kätte saanud ja mida siis riigi ametiasutused juba niikuinii jagavad, aga pigem käib jutt siis nendest toetustest ja rahastusallikatest, mida Euroopa Liidus jagatakse keskselt siis kõikidele liikmesriikidele ja nende erinevatele organisatsioonidele. Ja siis siinkohal ongi siis meil see vajadus nagu täpsemalt seda fookust seada, et mida me teha saaksime või mida me teha võiksime selle jaoks, et Eestis siis nagu paremini valmis olla erinevateks projektideks. Ja meil on mõned head näited, nendest me siis proovime ka aru saada, et mõned kolleegid on siin kohapeal ja on nõustunud oma kogemusi jagama, et kuidas seni läinud on. Aga soov oleks et rohkem nagu oleks seda aktiivsust. Kui me selle esimese tunniga oleme ülevaate kätte saanud, et millest me räägime, siis teisel tunnil 45 minutiks me siis proovime keskenduda aruteludele omavahel ja arutame siis 2 küsimust, et mis on siis peamised väljakutsed, peamised probleemid omavalitsuses, et mida üldse võiks selliste projektidega lahendada või mida selliste projektidega lahendada nagu saaks, et mille peale nagu raha saaks siis küsida üldse ja milliseid taotlusi saaks esitada. Ja et sellest aru saada, selle jaoks meil vaja teada, et mis võiksid olla siis sellised potentsiaalsed probleemid, mida me omavalitsuse tasandil lahendada saaksime. Et me midagi muidugi teame, aga võib-olla sellise ühisarutelu käigus tekib veel mingisugust uut infot või uusi vaateid nendele probleemidele, mis meil täna laua peal on, et kuidas neid lahendada võiks. Ja teine teema, mida arutelu käigus võiks puutuda, on siis see, et kuidas edasi, et mida me siis teha võiksime, et kui me tahaksime nagu olla parem koostööpartner, parem abi ja toetus omavalitsusele, mida Kliimaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus teha saaks, et siin on ka palju erinevaid küsimusi, et
et kõige lihtsam on jah, teha koosolekuid, informeerida, aga võib-olla oleks ka midagi tehnilisemat, et juhendada, tõlkida, esindada, võrgustada kedagi, et neid mõtteid võiks ka korra nagu omavahel proovida arutada, et kes mida nagu vajab ja mis tunnetus nagu on. Aga see oleks siis võib-olla sissejuhatuseks ja nagu ma ütlesin, et meid on palju, tuleb võib-olla siin natuke juurde, et üritame sellest ajast kinni pidada, tempokalt need oma jutupunktid läbi käia ja kella 12-ks ikkagi selle arutelu ära lõpetada. Ja kas see ka õnnestub, näha saab, kas Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt tahab midagi öelda sissejuhatuseks paar sõna? Võib-olla lihtsalt Teamsis olijatele, et kes siin laua ümber, mina olen Helen Sulg hetkel, aga et siin on ka ülikoolid ja tegelikult siis veel neid selliseid osapooli lisaks omavalitsustele endile, et me püüamegi koos mõelda, et kuidas seal suures pajas edukamad olla, et see oleks selle tänase päeva soov ootus, sellepärast, et live programmis on selline ka teadlikkuse tõstmise ja siis võimekuste voor käimas ja me tegelikult õngitseme sinna siis ka seda sisu, et me paneksimegi sihiku, et kuidas COVID saaks paremini selle raha toomisega siis oma elukeskkonda seal oma kodus parandada. Et võib-olla see on ainukene lisatäpsustus. Okei. Nii, aga siis ma lähen kohe selle sisu tutvustuse juurde edasi, et anda siis pilt sellest, et millest me rääkida tahame. Kõigepealt taustinfoks seda, et Euroopa Liidus on hästi palju erinevaid programme, projekte, mis toetavad väga paljusid erinevaid tegevusi. Ja tänase arutelu käigus meid huvitab eeskätt rohereformiga seotud teemad, kliimamuutustega kohanemisega seotud teemad. Peamiselt ikkagi need valdkonnad, mida siis Kliimaministeerium puudutab. Aga lihtsalt infoks, et neid valdkondi on veel, et majanduslik ja sotsiaalne toimetulek, haridus, noorsootöö, taristud, teadusarendus eraldi haridusasutustele, ülikoolidele. Et programme on mitmeid, aga meid täna ja põhimõtteliselt siis nagu siin selle koostöö raames huvitavad kõik need, mis on seotud siis kas kliima või rohereformiga või siis Kliimaministeeriumi poliitika valdkondadega. Ja kui neid valdkondi lähemalt vaadata, siis jällegi ka seal on päris palju erinevaid variante, aga millega me siin viimasel ajal oleme kokku puutunud, ongi Euroopa Horisont programm, on selline programm, mille pealkiri on Euroopa Horisont ja seal all on siis sellised kaks olulisemat tegevussuunda, mis keskenduvad kliima kohanemisele ja kliimaneutraalsetele linnadele. Siis on LIFE-programmid, mida on Eestis, siis on LIFE-programm, mille ka seotud projekte Eestis on tehtud juba päris pikka aega ja päris mitmeid. Et siin on mitu omavalitsust, kellel on LIFE-projektidega tegemist tulnud teha. Siis Urbakt on üks programm, millega otseselt Kliimaministeeriumi ei tegele, aga siin on ka eraldi Eestis loodust kontaktpunkt ja inimesed, kes siis erinevaid taotlusvoorusid aitavad vahendada ja ka seal on kliima ja rohereformiga ja energeetikaga seotud teemad sees. Ja mis on võib-olla siin Kliimaministeeriumi poole pealt meile kõige lähedasem ja kus me nagu oleme kõige rohkem seotud, on erinevad Interreg-programmid ja ka need on jälle sellised toetusprogrammid, kus on hästi palju erinevaid kogemusi juba olemas Eesti omavalitsustel. Aga jah, paljudel ei ole, et siin võib nimetada selliseid koostööprojekte, mis on seotud Eesti ja Läti Interreg-programmiga, Eesti-Läti koostööga, et paljud tegevused on sealt rahastatud. Siis on meil Läänemere piirkonnas kaks sellist Läänemere piirkonna koostööprogrammi ja siis on veel selline Euroopa ülene Interreg Euroopa programm, kus ka Euroopa erinevad regioonid, omavalitsused, maavalitsused ja sellised piirkondlikud organisatsioonid teevad koostööd kliima ja rohereformi ja erinevatel sellistel teemadel. Et need on võib-olla on sellised peamised, mis me nagu silmas peame praegu tänase arutelu käigus ja kus meil on siin kõige rohkem kogemust. Aga veel kord, et neid võimalusi toetust küsida, taotluse esitada on muidugi tunduvalt rohkem. Et veel korra rõhutan, et meil on Eestis ka saadaval Euroopa Liidu erinevatest fondidest raha, et mida vahendab näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa
struktuurifondide raha ja mis meil regionaalarengufondid ja sotsiaalfondid, et meil siseriiklikult on see raha juba kasutusel ja meie oma organisatsioonid seda jagavad, aga see, millest me täna tahame rääkida, on ikkagi need rahastusallikad, need toetusmeetmed, mida siis Euroopa Liidus keskselt jagatakse. Näiteks Euroopa Komisjon kuulutab välja taotlusvooru ja selles taotlusvoorus siis saavad kõik liikmesriigid, nende organisatsioonid osaleda, nad peavad moodustama konsortsiume või mõnel juhul võivad esitada taotlusi ka individuaalselt, et siis tegelikult neid asju me praegu siin sihime ja soovime arutada, et kuidas nendele programmidele ja taotlusvoorudele paremini koostöös nagu ligi pääseda. Ma igaks juhuks ütlen ära, et kui kellelgi on küsimusi või märkusi, et te võite sinna chati juba neid kirjutada ja et siis pärast meelest ära ei läheks. Ja kui nüüd siit veel edasi minna, et siis lihtsalt näideteks, et milliste tegevuste jaoks raha antakse. LIFE programmis tüüpiliselt on sellised taotlus või ütleme toetusvaldkonnad looduse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse, ressursitõhususe ja ringmajanduse peale on palju projekte tehtud kliimamuutuste leevendamiseks, keskkonnajuhtimise ja teabevahetusega seotud tegevusteks. Näiteks siis järgmine Euroopa Horisont programmist kliimamuutustega kohanemise valdkonnas täpselt samamoodi, et erinevad tegevused, mis on seotud kohanemisstrateegiatega, looduspõhiste lahenduste rakendamisega, riskijuhtimised, varajast hoiatussüsteemid, teadlikkuse tõstmine, et selliste tegevuste peale saab raha. Mõnel juhul loomulikult on olemas ka sellised variandid, et saab toetust ilma kaasfinantseerimiseta. Et ka Eestis on meil sellest kliimakohanemise missioonist esitatud äkki üks taotlus praegu, mis on raha saanud. Sauel oli 200 000. Jah, üle 200 000 pisut. Saue vallaga oli meil just, esitasime projekti taotluse ja saime siis kliimakohanemisega seotud strateegiad, tegevuskavad selliste väljatootamiseks toetust, aga paljudel juhtudel ikkagi peab eeldama seda, et on olemas ka kaasfinantseerimise nõue, et seal kusagil 10, 20, 30% tuleb ka siis kaasfinantseerimist tagada nendele projektidele, aga on ka selliseid rahastusprojekte, et tuleb esitada taotlus ja tuleb nagu 100% toetust ja mingi väga konkreetne asi tuleb valmis teha. Siis veel näiteid kliimaneutraalsete ja nutikate linnade missioon on ja rahastamise programm on üks selline, kus siis keskendutakse kliimaneutraalsuse tegevuskavade koostamisele, rohetehnoloogiatele linnades, energiatõhususele linnades, ringmajandus, kogukonnad, sidusrühmad. Et sellised tegevused mida soovitakse rahastada. Siis Interreg Euroopa programm on üks selline hea näide, kus praegu Kliimaministeerium ise osaleb, ei olnud kedagi nagu partneriks võtta, et seal on nagu selline 7 riigi vaheline projekt, kus omavahel jagatakse kogemusi, õpitakse teineteiselt näiteks üleujutustega seotud teemades, põudadega seotud teemades, mida koha peal erinevates piirkondades Euroopas tehakse selle jaoks, et paremini kohaneda siis ja hakkama saada näiteks, kui meil suvel põuaperioodil vesi saab otsa, eks ole, et Eestis meil on ka mõned näited, kus Viimsis, Harku vallas pikema põuaperioodi ajal puurkaevandus vett enam ei ole, inimestel joogivett ei jagu. Et mida sellistes olukordades teha ja paljudes teistes riikides on selle probleemiga juba ammu kokku puututud ja siis käiakse nagu teineteiselt õppimas, et mida on varasemalt tehtud, et selliseid projekte saame ka teha. Ja siis veel lõpetuseks Interreg Baltic Sea või Interregi Läänemere regiooni ja keskregiooni rahastamisprogrammid, et need on sellised ka hästi pika ajalooga toetusprogrammid, kus siis tavaliselt kõikidele sellistele prioriteetsetele teemadele meie piirkondas toetusi antakse projektidele. Keskkonnakaitse, vesi, veepuhastus, reoveepuhastid, jäätmekäitlus, ringmajandus, transport, energeetika, et kõik teemad käivad sealt läbi ja saab jälle küsida raha igasuguste arendustegevuste peale, uute lahenduste väljatöötamiseks, tegevuskavade koostamiseks, et need asjad on nagu erinevad. Võib-olla mida siin nagu tasuks kokkuvõtteks öelda, et
oluline on jah mõista seda, et enamasti nendest kesksetest Euroopa Liidu rahastamisprogrammidest või taotlusvoorudest ei saa küsida raha sellise väga konkreetse ja mingisuguse olulise ja suure objekti ehitamiseks või rajamiseks. Et näiteks, et kui kellelgi on soov, et teeme uue reoveepuhasti, et sellist raha nagu naljalt ei saa. Samamoodi ei ole ka selliseid investeeringuid näiteks, et meil on vaja teha üks suur sademevee kanalisatsioonitoru, eks ole, et juhtida sademevesi ära, et selle peale ka nagu naljalt raha ei saa. Et tihti tahetakse ikkagi näha projekte, mis on uuenduslikud, mis aitavad midagi uut välja arendada, välja töötada, mingit uut asja katsetada, praktikasse panna, midagi uut teada saada, mida varem ei teatud oma senistes tegevustes, koostada mingisuguseid tegevusplaane mingisuguse eesmärgini jõudmiseks, et see on nagu see peamine erinevus. Ja kõik sellised tavalised sellised infrastruktuuri nagu toetused, et neid peaks ikkagi riik ise tegema siin nende olemasolevate toetusskeemide raames, et nagu ka praegu Keskinvesteeringute Keskusest me toetame sademeveega seotud lahenduste investeeringuid sademevee käitluse parandamiseks ja seal näiteks saab siis toetust küll sademevee kanalisatsiooni ehitamiseks, aga ka siis nende looduslähedaste sademevee lahenduste ehitamiseks, et erinev on lihtsalt siis kaas- või toetuse määr, eks ole. Aga jah, siin nagu Euroopa keskselt neid teha, et siis saab nagu ütleme avatuma meelega ja ütleme rohkem sellise uuenduslikuma mõttega neid asju teha ja rohkem oma vajadustele vastavalt neid asju teha, et mida võib-olla varem ei ole tehtud. Et see oleks minu poolt sissejuhatuseks kõik. Nüüd ma küsin korra, kas kellelgi on tekkinud küsimusi, kas see taust on arusaadav, millest ma rääkisin, või on muid märkusi, et praegu oleks see hetk, kui võiks siis oma mõtetest teada anda lühidalt siin koha peal kellelgi. Nii. Ma küsiksin. Jah, küsi, palun. Küsin, kas kõik omavalitsused on nende nimetatud projektide suhtes võrdsed või on eelistatumad mingisugused vaesemad omavalitsused või linnalised või mis alusel see valik nende projektide puhul tehakse? Üldiselt on nii, et seal ei ole, enamasti ei ole sellist, ütleme, et kui omavalitsused soovivad osaleda sellistes projektides ühe projekti partnerina, et siis selliseid piiranguid üldjuhul ikkagi ei ole, et või vähemalt mul praegu ei tule ette, et neid oleks. On mingisugused projektid, kus on suurem tõenäosus raha saada, kui see piirkond, kes raha taotleb, ongi väiksem, näiteks kui me räägime kliima kohanemisest, ehk et on vähem inimesi ja riskid hakkama saada muutuvas kliimas on justkui seeläbi nagu suuremad ja sellest tulenevalt on teatud piirkonnad ka nagu, neid nimetatakse nagu kliimamuutuste suhtes haavatavamaks ja selle tõttu nad võivad olla isegi rohkem eelistatud teatud rahastamisprogrammides, aga üldjuhul jah, ikkagi seda ei ole, et pigem vaadatakse seda, et mida te teha tahate, milline on selle lahenduse või selle tegevuse selline uuendusmeelsus või ütleme tähendus ka Euroopa jaoks tervikuna, et see on selline läbiv mõte nendes Euroopa kesksetes rahastamisprogrammides. Kas partnerite arv on ka mingisugune miinimumpartnerite arv peab olema eri riikidest? Sõltub programmist jah, et kui tehakse koostööd, siis ikkagi alates kahest, eks ole, ja sõltub ka rahast, et kui palju on partnereid, kui palju raha omavahel ära jagatakse, et olen näinud projekte alates kahest koostööpartnerist, et kui on üks partner, siis ta ei ole koostööprojekt, et siis ikkagi on alates kaks, eks ole, aga on olnud ka 30, 40, 50 partnerit, aga need on olnud sellised rahastusvoorud ja taotlusvoorud, kus siis seda toetust antakse ka rohkem, et seal mingisugune 10 miljonit, 50 miljonit,
et need on sellised hästi mahukad ja suured taotlusvoorud. Ja viimane küsimus, kui kohalikus omavalitsuses puudub võimekus Euroopa Liidu projekte kirjutada, mis on võrdlemisi keerukad, kas Kliimaministeerium pakub välja ka mingisuguseid projekti kirjutajaid, keda saaks palgata ja kui pakub, siis kust neid leida? No täpselt seda me tahaksimegi teada, et kas see võimekus puudub või mida siis vaja oleks, et see on nagu üks arutelu küsimus, et selleni me tahaksimegi jõuda, et millised ootused Kliimaministeeriumile ja Keskkonnainvesteeringute Keskusele siis oleks, et minul ongi see sama küsimus, et kui on see probleem, et ei saa projekti kirjutada, et siis on see selge, et see on probleem, et siis me üritame teha midagi selles osas, et leida neid projekti kirjutajaid. Kui on see probleem, et ei saa infot kätte, et kus need taotlusvoorud on ja kuidas neile ligi pääseda, siis võtame ka selle teadmiseks, siis proovime ka sellega midagi tegeleda. Nii et kui sa ütledki, et see on probleem, et siis täpselt seda me nagu täna teada tahamegi, et mis need probleemid on ja siis me peame hakkama siin neid lahendusi pakkuma ja praegu ma võtan kõik ettepanekud vastu selles mõttes, et kui on vaja projekti kirjutajaid otsida ja leida abiks omavalitsustele, siis seda me peame hakkama otsima. Jah, ma arvan, et need mõlemad asjad ongi probleemid, sest see info on nii-öelda tükati, see on jaotatud erinevate ministeeriumide vahel ära, eks, ja kõik kohaliku omavalitsuse ka kõrgemad ametnikud ei jõua kõike seda jälgida ja sellepärast võikski ühe järgmise seminari korraldada, kus on koos siis viia kokku need kohaliku omavalitsuste juhid või need, kes siis peaksid vastutama nende projektide tegemise eest. Keegi koordinaatori saab omavalitsus ikka määrata, aga projekti tegemise võimekust ei ole, et siis need projekti kirjutajad ja kohaliku omavalitsuse inimesed kokku viia. Jah. Väga hea, aga selle juurde tuleme tagasi. Eraldi paneme need asjad kirja selles teises pooles. Nii, aga nüüd läheme siit kiiresti edasi. Järgneva poole tunni jooksul me tahaks teha niimoodi, et siin on mõned kolleegid lubanud anda omalt poolt sellist oma vaadet, oma kogemuste põhjalt, et kes on varasemalt sarnastes projektides osalenud ja kes on nende projektidega kokku puutunud, et mis see tunnetus on, et milleks need kasulikud on, kuidas sinna sisse saada, mida nende projektidega teha, et sellist lühiinfot sooviks lihtsalt nagu tausta loomiseks teistele, kellel on võib-olla vähem kokkupuudet olnud ja prooviks niimoodi, et kusagil 3-5 minutit, et selliste lühilausetega ja konkreetselt, et enne ühte teist nagu ühele poole saada, aga me alustame Siretist ja vaatame, kes meil siin liini peal veel on, et kes saavad sõna võtta, et annan siis kõigepealt Siretile sõna. Siret istub mul siin teisel pool lauda, ma loodan, et on kusagil ka kaamerast näha, et jah, palun. Ja, aitäh. Et mina olen siis Siret Talve ja mina olen Euroopa Liidu kliimakohanemise missiooninõukogu liige ja sellepärast ma tean kõige paremini ja kõige suuremaid uudiseid, mis on seotud siis just selle kliimakohanemise teemaga. Et see teema on äärmiselt päevakajaline. Me kõik teame, mis praegu toimub Valencias näiteks. Et Valencia on olnud väga aktiivselt nagu valmistunud sellisteks asjadeks, aga see, mis nüüd sinna kohale jõudis, et 1 tunniga sadas alla praktiliselt terve aasta vihmakogus. Et tavaliselt aastas tuleb meil 500 liitrit ruutmeetrile vihma ja seekord tuli 412 liitrit ruutmeetrile vihma 1 tunniga. Ja selleks ei olnud nad loomulikult valmis ja need tulemused või olukord on täiesti uskumatu, aga siin ma saadan ringi käima, et nii kaua kui ma räägin, et saate vaadata, siin on erinevate regioonide neid kliimakohanemise kavasid ja mida nad on teinud, et saate nii kaua kui ma räägin, neid siin, kes koha peal on vaadata. Ja sellepärast ongi, et kui me oleme nüüd mõelnud, et praegusel siis Euroopa Komisjonil on olnud see rohepööre ja on olnud nagu peamine teema, et võib-olla uuel perioodil see niiviisi ei ole enam, tundub
aga tegelikult see niiviisi ei ole. Et nüüd Euroopa Komisjon uuel perioodil liigub sealt, kus ta nüüd siis kujundas neid poliitikaid nende rakendamisele. Ja see rakendamine tähendab seda, et näiteks need Ursula von der Leyeni kirjad, mis siis olid need uued, kes hakkavad need volinikud tulevad liikmesriikidest, hakkavad valdkondade eest vastutama, et seal ei ole enam selliseid üldiseid jutte, vaid seal on nagu konkreetsed vastutused, et nad peavad seda teemat niiviisi edasi viima, et seal tulevad need tulemused, et me oleks nendeks kliimamuutusteks kohanenud, et me oleks valmis neid. Sellepärast, et Eestis ka me seostame seda veel mingi rohepoliitika ja rohepöördega ja suhtume väga skeptiliselt, aga tegelikult on tegemist selge majanduskeisiga. Sellepärast, et kui meil on selline kriisiolukord, ekstreemsed ilmastikuolud, siis meie majandus, meie tootmine, ettevõtted jäävad seisma praktiliselt. Kui meil ei ole energiavarustust, kui meil on mingi selline suur kriis ja kui me oleme nendeks ekstreemsusteks valmis, siis väheneb meil ju ka see kulu, mis on pärast nende taastamiseks. Sellepärast on see väga tähtis. Ja sellepärast on nüüd siis järgmine 2025 siis Euroopa Komisjon liigub edasi, et praegu on olemas meil kliimakohanemise strateegia Euroopa, aga nüüd tehakse siis konkreetne plaan, kuidas siis selle kliimakohanemiseni siis jõuda. Lahendatakse toodetakse selliseid andmeid, mis on siis kohalikele omavalitsustele, riikidele nagu kasulikud, et siis oma neid riske kaardistada ja saada see ülevaade. Ja siin ongi võtmeküsimus, siis ongi nagu need kohalikud omavalitsused, kuna need riskid on ikkagi väga spetsiifilised ja sellepärast eelmine kord, kui meil siin oli see missioonide teemaline arutelu, siis oli jutt, et keskkonnaga seotud inimesi on omavalitsustest vähe, aga mina näen, et riigi tasandil me peaks just koolitama neid kohalike omavalitsuste arengu ja majandusega teemadega tegelevaid spetsialiste samamoodi, kuna see kliimakohanemise teemad peaks olema integreeritud kõikidesse selliste infrastruktuuri ja majanduse arendamise initsiatiividesse omavalitsustes. Kõik raha, mis tuleb, peaks üle vaadatama, et kõik need investeeringud oleks siis ka kliimakohanemise seisukohast siis analüüsitud ja kliimakindlad. Aga nüüd, missugused on siis nagu võimalused esiteks nendele, kes siis need regioonid, kes on siis selle kliimakohanemise missiooniga osalenud, et Rene siin ütles ära, et need oli siis Tartu, Tallinn, Pärnu, Viimsi ja Saue, et osad neist on taadelnud siis ka seda tehnilist abi. Aga need, kes veel ei ole, ma tean, et vist Saue ei ole veel, et ühesõnaga nüüd on uus asi, et seda tehnilist abi on võimalik saada 20 päeva ulatuses. See on täiesti null oma finantseeringuga ja seda saab 3 teemal, et üks on siis nende kliimakohanemisplaanide analüüs, et mis seal on näiteks puudu, kuidas neid parandada. Teine on siis see, et kui kliimakohanemisplaanid on väga head juba ja paigas, et siis sealt, et kuidas siis need rahastada. Sest et omavalitsuse selle kõigi tegevuse aluseks on see, et meil on omavalitsuses riskid hinnatud, me teame, missugused on riskid ja meil on plaan, kuidas neid riske maandada. Ja siis sellele baseerub siis see rahastamisplaan. Ja siis on võimalik selle rahastamisplaanide analüüsiks raha saada ja 3. on siis kaasamine. Et mis on nagu samamoodi nüüd kohaliku omavalitsuse roll, et see tuleks teha nagu koostööd nii ettevõtetega kui siis oma regioonis, kui siis ka elanikega. Et see kliimakohanemine puudutab ju kogu ühiskonda, nii et kuidas siis seda kaasamist teha, et see ka omavalitsust on üks teema, mida tuleks nagu parendada ja õppida. Ja mis siis sealt need projektid,
mida saab siis missioonist taodelda. Need ei ole ainult siin nendele omavalitsustele, kes missioonis osalevad, vaid seal saavad kõik omavalitsused osaleda nendes taotlusvoorudes ja üks eelmise aasta siis voorudest sai Eesti osalusega 2 projektirahastuse. Et üks on siis see, kus siis vaadatakse kliimakohanemise probleemi seos 2 sektoris. Üks on siis põllumajandussektor ja teine on metsandussektor. Eesti poolt on seal osalemas siis RMK Erametsaliit ja MTÜ Põllumajanduskultuuride klaster. Et sellistest projektidest peaks tulema see sisend kohalikele omavalitsustele oma sinna kliimakavadesse, et kuidas planeerida just nendes valdkondades siis spetsiifiliselt tegevusi. Ja teine, mis sai rahastuse, on siis terviseriskidega tegelev projekt, kus kaardistatakse siis ja mudeldatakse terviseriske, mis kliimamuutustega seoses on, kuidas neid seirata ja siis on eesmärk luua ka eelhoiatussüsteem, mis oleks AI põhine. Ja seal on siis osalemas TTÜ, Tallinna Tehnikaülikool ja siis see pilootalana on siis Tallinn. Ja üldse, mis me näeme, et ikkagi praegu nendes rahastuse saanud projektides see pilootalad ongi tihti Tallinn ja Tartu. Et minu meelest on üks suur väljakutse, et kuidas me saaksime need teised omavalitsused sinna samamoodi, et nad oleksid kaasatud ja et nad saaks oma territooriumis neid uusi innovaatilisi lahendusi planeerida, sest et tänapäeva teadusprojektid ei ole ainult nii, et teadlased midagi välja töötavad, vaid on vaja ka näidata seda, kuidas see toimib ja viia see nagu nii-öelda põllule. Et siis veel, et Poola eesistumise raames mais on siis tulemas järgmine kliimakohanese missiooni selline kokkusaamine. See on Wroclawis. Ja siis kliimakohanese missioon tahaks teha Eestis ühe ürituse ja ma ei tea, kui meil oleks võimalik arutada korra, et kus seda teha siis, et kas siis Tallinnas, Tartus, Viimsis, Sauel või Pärnus. Et kui on ideid, et siis andke teada. See on kõik, jah. Okei. See oli selline nagu juba kõrgtase, et kuhu on vaja nagu kõvasti ette valmistada, et nendesse projektidesse ligi pääseda, et siin oma slaidid avatuks, et kui keegi neid slaide tahab kerida, siis ta saab mul siin ekraani peal neid kerida, aga praegu me läheme edasi. Ma annan sõna Tanelile, kes on Viimsi valla esindaja. Ja Viimsil on ilmselt Eestis siis nüüd kõige rohkem erinevaid projekte tänu sellele, et sa töötad Viimsi vallas. Et räägib, mis sul seal on ja miks te seda teete ja on sellest kasu ka. Mul on mõned slaidid ka, kas ma jagan? Jah, kui sa saad, jah. Pane siia Viimsist jookma. Minu nimi on Staar Metlik, olen Viimsi vallavalitsuse 7 kommunaalosakonna projektijuht ja kui enne ütles, et tänu mulle, siis tegelikult meil on seal terve tiim ühineid töömesilasi, kes tegelevad projektidega, nii et selles mõttes selline meeskonnatöö, mida me teeme, et siin mõned projektid, mis puudutavad kliimamuutuse rohereformi, et mina tulin Viimsi tööle aastal 2018 seoses Euroopa Liidu LIFE projekti taotlusega, mis puudutas siis looduspõhiselt säästlike sademate lahendusi, mille raames tehti mitu pilootala Viimsis ja kui ma pärast räägin ka natuke sellest, mis on siis vahepeal muutunud, ma võin kohe öelda, et nagu see oli tegelikult selline esmakordne kogemus omavalitsusele, et teha sellist suuremahulist hulga partneritega projekti, mis on Euroopa Komisjoni poolt rahastatud ja ühelt poolt oli nende jaoks selline võõras maa tol hetkel vallavalitsuse jaoks, aga tegelikult oli ta ka selline korralik motivaator, et üldse teha järgmisi projekte. Ja siis on olnud siin mitu Kesk-Läänemere projekti, mis puudutavad eeskätt sademevee puhastuslahendusi. Praegu me viime ellu siis nii-öelda LIFE-ist jätkuprojekti, mis puudutab linnade rohestamiskavasid ja looduspõhiseid lahendusi. Ja siis see, millest on täna natuke juttu olnud, on ka siis
Interreg Europe, et ta on siis selles mõttes selline poliitika kujundamise kogemuste vahetusprojekt. Me oleme praegu 2 projektis, mis otsapidi puudutavad ka kliimateemat ja rohereformi ehk siis CO2 heitme vähendamine transpordis ja ka siis see kaasamise teema, et kuidas kasutada erinevaid digitööriistu kaasamisel, näiteks valla arengukavade elluviimisel. Ja siin on mõned näited ka, et mida me tegime, siis üks on see Live Forward-Stormi raames tehtud sellised vett läbi laskvad katted omavalitsuse keskuses parklas, mida võib kasutada just ülevõetuste ennetamiseks, siis ütleme, kuidas vähendada liigniiskust kaitsealuses pargis ehk Viimsi mõisapargis, mida saab kasutada arvestades, et seal on erinevad piirangud. Siis siin on ka sellised puhastuslahendused sademevesüsteemis, kuidas vältida just ohtlike kahjulike ainete koormust Läänemerele sademevesüsteemides läbi erinevate seadmete ja siis ka selliste looduspõhiste lahenduste, mida te siin kohta näete. Ja mis meil siis nagu plaanis on siin edasi, on jätkata tegelikult sarnaste tegevustega vett läbi laskva kattega kõnniteed või siis selline looduspõhine kogukonna kasutades looduspõhiseid lahendusi või siis ka selline õppeala just nende samade looduspõhiste lahenduste õppeala näiteks vallakeskuses. Ja nüüd ma lühidalt räägin sellest, et mis on siis vallale nagu kasuks tulnud osalemisest sellistes projektides ja mida nagu arvesse võtta, et kindlasti meid aitas selline kliimakava koostamine Live Forward-Stormi raames, sest see aitas nagu enda jaoks selgeks mõelda, et mis meil probleemiks on, mis on need riskid, kuidas neid maandada ja kuidas prioritiseerida, et on väga palju asju, mida võiks teha, aga mis järjekorda asju teha. Siis see ambitsioon, et sellest on natuke juttu olnud, et tegelikult osalemine Euroopa Komisjoni rahastatud projektides tähendab selliseid suuremahulisi ambitsioonikaid projekte, kus on palju tegevusi, palju partnereid ja kus oodatakse sellist innovatsiooni, et sa teed midagi teisiti või uut, mida enne ei ole tehtud. Et selleks tuleb kindlasti valmis olla ja see oli ka üks selline, mis hirmutas alguses. Koostöö innovatsiooniks, ma arvan ka see, mille pärast siin täna kohal me oleme, et kuidas siis ikkagi riik saab aidata omavalitsusi, et meie kogemus on see, et tegelikult ilma sellise koostööta nii riigi tasandil, ministeeriumide ametite kui ka siis ülikoolide või teiste KOV-idega on väga raske teha, sest me ei mõtle seda innovatsiooni lihtsalt oma KOV-i inimestega üksinda välja, see ei käi niimoodi. Juhtpartneri roll, et see võib-olla tundub natuke hirmutav, aga tegelikult sellise juhtpartneri rolli võtmine sellises Euroopa Liidu projektis ei ole tegelikult ainult Tallinna-Tartu rida, et tegelikult saavad ka väiksem omavalitsus seda teha. Lihtsalt põhjus on selles, et me näeme seda üsna tihti, et keegi meid niimoodi ohtralt ei kutsu kuskile projektisse osalema ja siis ainuke võimalus on ise võtta see juhtroll ja kutsuda teisi osalema, et saab täitsa teha. Siis kuidas teha, et meil on tegelikult vallavalitsuses kujunenud välja eri teemade peale projektitiimid, et kui mina läksin sinna, siis oli võib-olla mina ja veel keegi, aga nüüd on meil tegelikult neid nii-öelda projektijuhte ja projektis osalevaid spetsialiste päris palju tulnud ja selline teadlik süstemaatiline töö, et tõmmata ametnikke, töötajaid temaatiliselt nii-öelda oma tavapärasest omavalitsuse spetsialistide tööst välja ja panna neid tegema ka projekti, et siis nad teevad midagi uut või teisiti. Ja põhjus on selles, et sa võid ju väljapoolt osta neid konsultante või eksperte sisse, aga tegelikult teevad oma spetsialistid kõige paremini, mis on valla probleemid ja mis võiksid olla need lahendused, et tegelikult tuleb oma meeskonda kujundada selles mõttes. Ja see viimane on selline lumepallifekt, et nii nagu ma alguses ütlesin, et Live Forward-Storm oli esimene selline, aga tegelikult kui sa oled nagu ühe sellise projekti nagu edukalt ära teinud, siis tulevad kohe jätkuprojektid, et see ei ole nii, et see jääb viimaseks. Et kui on nagu hea kogemus nii endal kui ka osalemispartneritel, siis tegelikult tulevad need kindlasti järgi ja ühtlasi ka see tegelikult viib ka selleni, et sa teed midagi ära, aga siis saad aru, et on hulk asju, mis tuleb veel ära teha või mis probleemid veel on nagu üleval, et selles mõttes see on selline ühelt poolt nagu natukene väljakutse, aga samal ajal ka iseenesest just nagu innovatsiooniks või omavalitsuse arendamiseks väga kasuks tulnud. Okei, aitäh. Siis nüüd saad sa selle kinni panna endale ka selle slaidid. Ma peaksin midagi slaididele tagasi minema, et
Kas meil Kaspar on kuskil olemas? Ei ole. Aga siis Toomas. Ja, tere hommikust. Tere. Suur aitäh kutsumast. Ma ei ole valmistanud suurt presentatsiooni, aga saan jagada siis Pärnumaa arenduskeskuse kogemust, et hetkel meil on 2 suuremat projekti, Horizon Region for Climate, kus on 44 partnerit 15 riigist, mis on üsna suur ja mahukas, kus me moniteerime kuumasaari ja maalihked siis Pärnu linna ja maakonnas. Ja siis on meil Läänemere Interregi projekt BioBooster, kus me siis korraldame ringmajanduse häkatone oma kohalikele ettevõtetele. Samuti olen olnud Urbakti projektidega seotud Pärnu linnavalitsuses, ja hetkel arenduskeskus ei ole võtnud juhtpartneri rolli, et need projektid, mis meie majja on tulnud siis läbi hea koostöövõrgustiku siis teiste asutustega või oleme silma paistnud rahvusvaheliselt. Aga Tanelil oli väga hea presentatsioon, et tegelikult tulekski üle vaadata, et mis projekte, sest tegelikult meile tuleb ka väga palju kutseid, et tulge partneriks, aga inimressursid on piiratud ja kõikides projektides võib-olla osaleda ei saa ja tulebki vaadata prioriteetsed valdkonnad, et kuhu siis sisse minna ja kuhu mitte ja väga paljude nende projektidega ongi, me hetkel töötame ka Läänemere Interregi selle BioBoosteriga juba sellist BioBooster Vol 2 projekti välja, et sellele projektile oleks ka jätk. Ja Horizonis ka meil tegelikult Eestis on partneriks Tallinn, Keskkonnauuringute Keskus, Pärnu linn ja siis meie, et ka Tallinn on tulnud välja erinevate projektipakkumistega, et seda projekti veel elavdada. Ja sisse ostetud projektide puhul ma ütleks seda, et tuleb ka vaadata, mis need mõõdikud on, et kui keegi kirjutab lihtsalt selle projekti ära ja tuleb need mõõdikud ellu viia, siis see võib osutuda päris keeruliseks. Aga ja samuti tuleks vaadata siis organisatsioonisiseselt need ressursid üle, et kui palju teil on ressurssi ja kuidas te võib-olla ka motiveerite oma inimesi neid projekte vedama ja et need on minu poolt siis sellised mõtted. Jah, aitäh. Ma küsiks võib-olla seda, et vaata, sa oled rohkem nagu selle arenduskeskuse poole peal, et kas ma saan õigesti aru, et pigem ongi nii, et kui on väiksemad omavalitsused, et siis võikski juhtroll olla selle arenduskeskuse või omavalitsuste liidu käes, et tekitada, ütleme, see võimekus pigem sinna ja kui on suuremad omavalitsused, ütleme et siis nad saavad endale lubada seda ressurssi seal koha peal ka, et mulle endale tundub et see mudel nagu paremini toimivat omavalitsuste vaatest, et kui on väiksemad omavalitsused, et siis et see omavalitsuste liit või siis kas maakonna arenduskeskus või midagi sellist saaks olla just see projektorganisatsioon või selline üksus, kuhu see ressurss tekitada, et mulle nagu see tundub nagu kuidagi mõistlikum ja teostatavam, kui üks omavalitsus nagu üksipäni üritab sellega nagu hakkama saada. Seda küll, aga Urbakti puhul ongi näiteks see, et arenduskeskus ei ole sobiv. Okay. Ja, et seal peab olema ikkagi linn või siis omavalitsus. Aga see on hea mõte. Mul oleks üks väike kommentaar. See tuleb väga palju välja, omavalitsused ütlevad, et meil on inimressursid piiratud. Aga kui te kuulsite, eks Rene ka seda rääkis, et seal ei anta raha otseselt, et ehitada mingi toru, vaid antaksegi nagu plaanide asjade arendamiseks. See tähendab, et palgaraha on tavaliselt nendes kõigis projektides peamine asi, mida saab. Et see nagu natukene nokk kinni, saba lahti küsimus, eks.
et kui ei ole nagu osalemas, siis ei ole nagu ka raha, et inimesi palgata, aga kohe, kui esimesse projekti nagu sisse lähed, siis kohe tekib ju omavalitsusse selleks raha, Aga me lähme nüüd diskussiooni, aga Siret, ma küsiks nagu seda, et vaata, sa rääkisid, et see inimene tuleb ja pakutakse 20 päeva ekspertiisi. Kas see ekspertiis on inglise keeles? Ei. Eesti keeles? Jaa. Okei, siis see on ka üks asi, et see keelebarjäär võib-olla vahel nagu teema on ju. Ja, eesti keeles tullakse, vaadatakse su eestikeelset kohanemiskava, kliimakava, antakse nõu, kuidas arendada, mida teha, kõik eesti keeles. Aga Euroopa Komisjon siis on palkanud siis Eestist konsultandid? No Elle on Balti riikides. Et kellel on siis Elle. Et kellel on erinevad kontorid, nii et eesti keeles on see, nii et ma kindlasti soovitan, ma ei tea, Saue te ütlete, et teil on palju tehtud, aga võiks Viimsi on seda kasutanud. Või Viimsi ja Saue siis, jah? Põhimõtteliselt, mis ma ise mõtlesin, et just Urbaktuses me vist oleme midagi teinud, aga mitte selles valdkonnas, aga mis puudutab seda missioone, siis üks asi, mida võiks kasutada on meil on tehtud kliimakava, eks ju, aastal 2001 vist ja praegu tundub, et peaks tegelikult seda uuendama, sest see nii-öelda säästva energia osand sealt puudub ja tegelikult võiks seda sama tehnilist abi kasutada selle sama säästva energia osa. Ja, ei nad üldse analüüsivad teie kliimakava läbi ja ütlevad, et kus on need augud, mida võiks parandada ja kõik, et selles mõttes see nagu tekib ka selline kompetents ja võrdlus ja see standard nagu kliimakavale, et mis peaks olema. Siinkohal jällegi tahaks kiita Viimsi valda, et Harku vald sai jälle eile oma kliima ja energiakavaga hakkama, mida me tegime koos 4 omavalitsusega Harjumaa Omavalitsusliidu egiidi all. Aga eile ta võeti vastu, kui me kasutasime välist eksperti ja tegelikult alati selle väliseksperdi kasutamise puhul on see, et kuivõrd nüüd omavalitsuse enda töötajad on selle omaks võtnud, ja kui nad on ja kas nad on ka kõik aru saanud, mida need eesmärgid tähendavad ja järgnev küsimus oligi nagu volikogu liikmete poole peal, millised tegevused nüüd järgnevad pärast seda, kui arengukava vastu võetud, et see ometi sahtlis seisma ei jää. Aga ma kuulasin teie ettekannet väga tähelepanelikult ja ausalt öeldes muljet avaldav, olgugi nii, et me elame kõik Harjumaal, ometi olete te mitme sammu võrra eespoolt. Meil eile oli just arutusel asfaltplats ja kuulates teie neid innovaatilisi lahendusi ja olles Viimsis käinud ja õppevisiite on Viimsisse korraldatud minu meelest 10, kui mitte 100 viimase 3 aasta jooksul vaatama seda, kuidas teil need loodussõbralikud süsteemid seal töötavad, siis ma ütleksin küll nii, et te olete väga eesrindlikult oma asjad lahendanud. Ma arvan, et siin ongi see, et ühelt poolt sul on väga vallavalitsus, aga teiselt poolt, mis muidugi Viimsi puhul on üldse nagu algusest peale, mis ma tähele pannud, on see, et valla juhtkond on pidanud seda väga oluliseks. Et nagu tegelikult nagu see pidev arendustöö või see asi nagu käiks kõikides osakondades või struktuuriüksustes. Et nagu iseenesest mul lihtsalt nagu tundub, et need projektide käima lükkamine ongi nagu selline asi, et poliitiline juhtkond toetab seda, siis sa leiad need inimesed oma omavalitsus, kes seda teevad. Aga ma vaatasin ka teie seda kavadrafti, et ma juba tekkisin mõtted, kuidas Viimsi oma teed selles. No see on väga hea, eks me kõik ju tegelikult õpime üksteise kogemustest ja kliimaenergiakavadest me oleme ikka rääkinud ka linnade valdade päevadel ja kolleegid KIK-ist on alati olnud siin head partnerid ja Tartu Tera on aidanud koolitada neid inimesi. Aga nüüd selle jaoks, et aega küsida, et me jõuga nüüd sekkume siia ja laseme Helenil korra öelda paar lauset omalt poolt ja siin on paar küsimust ka, et enne ühte teist võtame veel need paar küsimust ja siis lähme oma väiksematesse arvudele. Ja, et ma siin kiirelt tegin ka paar slaidi Tanelist innustununa, et lihtsalt jääks silma ette ja võib-olla pärast, kui jagame, on kasulik materjal, et miks siis KIK selle teema fookusesse on võtnud ja miks just COVID, et meie jaoks on selline võtmehetk oli 2019 see Eesti kliimaneutraalsuse raport, mis ütles, et 5 korda rohkem oleks raha vaja, kui praegu riik investeerib. Ja siis vaatasime portfelli, 2/3 KIK-i portfellist on COVID. Et me saime nagu kuidagi selle taju, et see suur muutus, mida KOV peab nagu siis suutma enda juures investeeringutega vedada, et meil ei piisa nagu sellest rahast, mis meil eurotoetuste portfellis täna on. Ja sealt hakkas see narratiiv, et me peame kõike tegema selleks, et sealt otsepotist ka Eestisse raha tuua. Ja ruttu saime aru ka, et ongi linnukeel, inglise keel, pead võõraid partnereid suutma tõmbama kampa, pead aru saama hakkama fondinduse sellisest uuest maailmast, et KIK-is ju me oleme ikkagi olnud
traditsiooniliselt järelevalvajad ja rahastajad ise asju kirjutama ei ole pidanud, et sellise suure muutuse juhtimine, ka meil on selline 3-4 aastat see võtnud ja ta on täitsa eraldi siis meeskonnas, meil on arengukoostöökoda. Mõte ongi, et me ei ole ainult KIK-i sissepoole arendusüksus, vaid me tegelikult ka väljapoole otsime partnereid ja koos innustame, ergutame seda projektide raha toomist. Ja me teame ka seda, et Eesti teadus on Euroopa Liidu voorudes väga edukas, aga me teame, et ettevõtted on natuke vähem edukad ja COVID, kui me vaatame näiteks LIFE-i, siis on ikkagi väga ikaldus, et võiks olla tunduvalt rohkem seal omavalitsusi ja siis hakkasime seda nagu lähemalt ka uurima. Tegelikult meie see suur teemapalett ka võib-olla silme ette, et see on siis see toetusportfell, mida me ise lükkame turule COVID-ile, aga loogiline on, et seal asub KIK-i enda ekspertsus ja sinna peale me oskame projekte kirjutada, et meil on oma majas siis osakondadest abilisi, pluss me sealt näeme joone alt, millised teemad on kuumad COVID-ile, millele meil endal raha pakkuda ei ole ja siis peaks vaatama uue poti poole. Et seal on nagu see toetuse mõõde ka. Aga mida me siis tänaseks teinud oleme, et eelkõige oleme seda fondi infot jaganud, et meil oli ka üks selline LIFE-i eraldi projekt nimega Avara Est. Selleks siis olid need samad temaatilised, mis Rene näitas 4 teemat LIFE-is, rahvuslikud kontaktpunktid, inimesed ministeeriumis, kes aitaks seda sisu paremini nagu kujundada, vaataks, et ka see riigi huvi seal projektis peegelduks ja ka reeglite sellist tehnot suunaks ja jagaks. Täna on võib-olla taju, et see riiklik kontaktpoint jääb teoreetikuks, kui ta ise taotlusi ei kirjuta ja tegelikult on ka siis LIFE-ist uue sellise capacity building või siis teadlikkuse projekti kirjutamine siin töösse tulemas ja tegelikult me tänased kohtumised loodame sinna sisendit saada, et me saaks sinna vajutada, et me tahame selliseid võimekusi, ma ei tea, midagi kaasrahastust, konsultatsiooni osakut, mis siin läbi on käinud, et me saaks nagu selle fookuse paika, et mida siis on vaja, et näiteks LIFE-i paremini Eestisse tuua, aga samamoodi LIFE-i sõsarprogramm Horizon, Interreg, et me ise näeme ka, et neid fonde on palju, voorusid on palju, siis sa oled seal Funding Tenders portaalis, et see on hästi alandlikkust õpetav töö olnud, see projektide kirjutamine asumine, sest sa näed, et seal neid kogu aeg voorukesi tuleb, et ja tekib selline hõljumise tunne ja me oleme siis sinna Funding ja Tenders on siis kui taotlemisportaal KIK-iga ise pannud üles, et me otsime partnereid ja ära märgistanud, mis teemadel, et ka sealt on tekkinud siis selliseid uus nagu tööliin, mida siis Kersti, kes on ka siin täna ümber laua teenindab, et sealt otsitakse siis näiteks soomlane võtab ühendust, et ma otsin sellises ja sellises teemas Eesti partnerit. Tavaliselt öeldakse ära teema ja öeldakse profiil. Projektis on siis teaduspartner, praktikpartner, võib-olla mingi riigipartner, kes mingit riigifonde sellega järgi disainib või poliitikat, et me siis sellist nagu matchmakingut või paaritamist teenust pakume. Ja tegelikult ka selle protsessi käigus leiame ka endale partnerid, sest et ikkagi me täna juba kirjutame ka ise projekte, et LIFE-i siis siin on see reformide rahastu DSI, eelkõige siis ministeeriumi jaoks siuke hea instrument Interreg Horizon. Ja võib-olla siis, mis mul tundub, et hästi oluline osa sellest, et üks asi on see vormistamine ja tähtaeg ja partnerite saamine, aga teine on see idus ja uba, et mis on selle projekti nagu miks või et selline ideede küpsetamine, et selleks me oleme siin paar korda innosprintides käinud, meil on siis omavalitsuste R-klubi, kuhu me siis püüame juhte sinna inforuumi saada, et nad ütleks suurel pildil, et kus nagu see mingi kuum teema on, et kui me küsime, mis on rohepööre, siis näiteks me saame tihti vastuse, et see on jäätmed. Et siis me teame, et see on nagu mingi hullult valus teema ja me peame otsimagi siis fondidele kuidagi sealt mingit joondust. Ja võib-olla siis ka tõesti nagu mainisin, et me analüüsime ka seda enda rahata jäänud projektide nimekirja, et vaatame jälle, et mis on ühishuviga ja püüame siis seda teemat siis kas ühisprojekti vormistada või siis tegelikult ka uutesse meetmetesse oleme kirjutanud siis neid, et need nüüd Eesti toetused, et siis sinna saaksid need valutavad teemad sisse. Ja siis meil on ka ministeeriumi endale, oleme siin projekti kirjutamise abi pakume, et siin näiteks on ringmajandus ja veemajandus ja seal on ka tegelikult tihti ikkagi mingid paketid ka omavalitsustega seotud, et seal Viimsi näiteks on sees ja Tallinn-Tartu ringmajanduses on sees, et ka jälle selline tööliin, kus põhimõtteliselt omavalitsus ise ei taotlegi, aga ta võiks olla siis ministeeriumil seal mingis paketis juures. Ja seda proofread'i ma mainisin, et siin Sauega oli täpselt see kogemus, et ma ikkagi sain ka aru, et
on ikkagi mingeid asju, mida KIK oma infovoos ujudes oskab öelda, et kuule, taotluses peaks kindlasti olema mainitud see strateegia või mingid teatud märksõnad, et me siis oleme nagu sellist asja ka teinud ja ma tean, Rene on siin teinud paarile omavalitsusele, et ma arvan, et sellise nagu teise silmapaari lugemine keskvalitsuse vaates, et vaata, lingime sellega mingi riigi prioriteediga, et seda tihti need rahastajad väljastpoolt otsivad ja noh, ka need toetuskirjad on nagu kasulikud, et nad lisavad seda, et näiteks, et te ütlete, et oma projekti tulemusi olete nõus paljundama ja levitama KIK-i või ülikooli kaudu, et see annab nagu seda veenvust, et see omab veel mingit võimendavat mõju, mitte ainult selles omavalitsuses. Ja veel üks kuum teema on siis haabindus. Noh, haab, kui mõtleme inglise keeles, noh, võib-olla siuke kodarate keskne punkt, et ma näen seda trendi, et nende Euroopa poolt ka on järjest tulemas selliste, et neil on suured regulatsioonid, näiteks direktiiv, mingisugune ressursitõhusus, EPBD, mingid ehitusdirektiivid, mis hakkavad nagu mängu mõjutama ja siis öeldakse, et jah, üksik omavalitsus seda liikmesriigis ei tee, aga te peate moodustama omavalitsuste ja mingite kompetentsete turuosalistega, noh, olgu see siis energiaagentuur või ülikool, haabi, et te omavahel juba ka siis selliseid mitme KOV-i üleseid asju lahendate. Et siin on siis konkreetselt läbi käinud, et sinimajandus ja teiseks siis ikkagi energeetika, et kuna noh, nii Eestis selle põlevkivi tõttu on see kuum teema, aga noh, ka kogu Euroopas, et kogu see ressursitõhusus. Et see on tegelikult siuke jutu avamiseks, ma arvan, meil ka kõik, et ootaks jah tõesti mõtteid, et mis on teemad ja kuidas neid teemasid me siis aidata saaks ja mis formaadis me seda raha äratoomise ja üritust teeks, et selles mõttes ma olen nõus, et pisike väike riik, aga meie tugevus on mobiliseerumine ja koostöö. Kui me koostööd ei tee, siis me ei ole tugevad. Et siis me tõesti, noh, mida rohkem a la Viimsi jagab oma asja Sauele, noh, et me suudame nagu kiirelt infot vahetada, et see võib olla meie tugevus, et võrreldes vanade Euroopa riikide ja suurte linnadega seal Euroopas. Et jaa, aga aitäh. Aitäh. Ja nüüd on siis plaan selline, et me oleme siin vahepeal kõik osalejad jaotanud ära 2 gruppi. Üks grupp on siin ruumis ja 2 gruppi on veebis. Ja nende gruppide mõte on siis selles, et meil on 2 põhiküsimust ehk, et mis on need teemad, mida omavalitsuses me tunneme, et mis lahendamist vajaksid, et tahaksime seda teada, tahaksime teada, mida teie arvate, et mida selliste rahadega võiks ära teha, et kuhu seda raha siis kulutada, mida sealt nüüd Euroopast küsida, noh, põhimõtteliselt seda raha, mida me siin üritame kirjeldada, et mis nagu saadaval on. Noh, loomulikult me ei tea täpselt ja kõik osalejad ka ei tea täpselt, et mille peale seda raha saab nüüd kulutada ja kuidas need asjad käivad, et sellest ei ole hullu, et pigem ongi see arutelu selle jaoks mõeldud, et saada aru, mida teie tunnete, mida te ise arvate ja kus te ise näete, et see vajadus just on, et kus meil siseriiklikult võib-olla ei ole seda rahastust tagatud ja kus võib-olla võiks nagu seda rahastust küsida, aga ma ikkagi soovitaks täiesti vabalt nagu mõelda, et me jah, nagu üle platsi üritame aru saada, et kus need valukohad on sellise Euroopa Liidu ja täiendava raha kontekstis, ja mida me siin nagu teha saaksime. Et üks küsimuste plokk on jah see, et kuhu, milleks ja mida siis, millist raha kasutada. Ja teine küsimuste plokk on võib-olla siis, et mida Kliimaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus teha saaksid. Nüüd, mida me teeme, et praegu on kell 11.02, et ma vajutan nupule ja siis me kõik kukume oma rühmadesse. Ühes rühmas on Kersti minu paremal käel, teises rühmas on Helen minu vasakul käel, kes ilmuvad teie arvutiekraanidele sinna gruppidesse. Meil on tehtud sellised tehnilised abivahendid kasutades Miro süsteemi, kus siis saab selliseid märkmeid teha ja põhimõtteliselt see asi läheb niimoodi, et me siis küsime küsimuse, proovime saada teie käest vastuseid ja noh, te võite ka chati kirjutada oma tähelepanekuid ja mõtteid, et ei ole õigeid, ei ole valesid vastuseid, et põhimõtteliselt ikkagi vabas vormis arutelu. Ja täpselt 11.45 me paneme need grupid kinni ja siis me oleme siin kõik ühes grupis tagasi ja 11.45 siis Kersti
saab 3 minutit, mina saan 3 minutit ja Helen saab 3 minutit, et võtta need põhiasjad kokku, mis meil seal väiksemas arutelus kõrvu jäid. Ja siis viimase 5 minuti jooksul üritame siis nagu kokku võtta, et mis nüüd edasi saab selle teadmisega, mida me siin 2 tunni jooksul jagasime ja juurde saime. Selline plaan. Ma näen, et meil on küsimused chatis, et me siin järjest üritame ka vastata ja kui vastata ei jõua, siis ma saadan kõikidele pärast e-postiga need vastused järgi, et me rohkem pikemalt arutama ei hakka. Nii, aga siis teeme niimoodi, et lähme väiksematesse gruppidesse. Ja meie liigume siis teise tuppa helikaalutlusele. Jah, et siis... Aga kuidas meil grupid kesti? On jagatud? Kes on 2 ja kes on 3? Selles mõttes, millisele? Sina oled 1 ja sina oled 2. Ja nüüd väike selline tehniline ümberkorraldus. Kui keegi mingil põhjusel kaob kuhugi ära, siis üritage uuesti sisse logida, et siis vaatame, mis teist saab ja kuhu me teid tõstame. Nii. Saabki võtta paar minutit aega. Sellist mõtteaega. See on väga meeldib. Lihtsalt ei ole jõudnud kõigega. Liitasime aasta aega päeva. Eriküla puhastub. Nii, aga proovime siit nüüd edasi minna, et kes endasse vee inimesed on meil gruppides, aga mingil põhjusel on siin ruumis veel ja veebis veel keegi, kelle nimi on Miami Wise, ma ei tea, kes ta on. See minu arvuti. Okay. Ma ise ka avastasin, et siis on Mare Raid. Ja siis on Reigo, kes on pannud ennast ootele. Et põhimõtteliselt Reigo Lehto või? Jah. Nad ei ole nähtavasti kohal, vaid sa pead vajutama, eks, ja siis kui sa ei vajuta... Ma võin talle helistada küsida. Ühesõnaga, te võite siin olla. Ma ei tea, mingil põhjusel me oleme kõik osalejad gruppidesse ära jaotanud, et te ei ole sinna sattunud. Ma ei tea, miks. Nad ei ole vajutanud, ma arvan, et minna. Ei oska öelda, et... No keegi läks ära nüüd. Mul on veel see, et ma ei näe tegelikult sisu. Mul ütleb, et sisu pole kätte saada. Ma näen ainult seda kaamera pilti. Aga võite ju ära tulla. Ma võin ära tulla. Kõik on tegelikult ära saadetud, et ei peagi nägema. Aga ma jätan selle mikrofoni lahti, et äkki jäi kuskilt siis... Ega nagu pausi peal või? No ju ta on kuskil ära läinud, ma arvan, ja jalutab ringi kuskil.
Nii, aga naudib elu. Nüüd ma siis seda ekraani ei jaga, et ma jagan seda pilti, mille me ette valmistasime siin. See on selline suur segadus. Nüüd kolmanda grupi endale võib-olla. Lõppisime kokku. Aga mul tekkis juba selle arutelu või siin nende ettekannete osas selline, et nende missioonis osalevatel omavalitsuses tegelikult tuleb nii palju võimalusi, näiteks Tartu näitel ma tean, et mida nad ei jõua ära kasutada, et kuidas luua sellist süsteemi, et need võimalused nagu teistele omavalitsusteni jõuaks. No, ma ei tea, kuidas Viimsil ka. On teil nii, et kutsutakse nii palju, et ei jõua kõigis osaleda, ütlete ära, et mingid võimalused jäävad üle? No, seal on pigem niimoodi, et kutsutakse, aga võib-olla nagu mitte nendesse teemadesse, mis on meie jaoks aktuaalsed või olulised. No jah, aga võib-olla mõnele teisele omavalitsusele oleks. Jah, mõnele teisele võib-olla oleks, jah. Selles on nagu õige. Kuidas see info nagu või need konkreetsed kutsed jõuaks teiste omavalitsusteni, kelle jaoks see võiks olla? Ma saan aru, et te tegelete oma asjadega, teil ei ole ju sellist võimekust, et nüüd me hakkame üle Eesti helistama ja vaatama ja. Et järsku võiks olla kuskil, ma ei tea, mis kujul siis selline. Sama Reigo Lehtla, linnade valdade liit võiks olla see kontaktpunkt, kes neid edastab. Et meil on ka muidugi kõigi kontaktid, aga meie ei ole mõttekas punkt. Jah, meie oleme tegelikult arendusprojekti tegelikult ise seotud. Reigo Lehtla ise on nagu kahes projektis väga tubli kaaspartner ja juhtpartner ka. Ja meie praegune see üks olulisi projekte, mida me siis koos Hispaania kogukonnaga teeme, ongi see energia kogukondade projekt, kus osab 11 omavalitsust Eestis. Ja see on ka niisugune, mille me oleme võtnud vabatahtlikult, seal oleme assotsieerunud partner, eks ole. Aga see uus teadmine ja värk, mis siin Tartus oli hiljuti, sai see projektimeeskond kokku. No, ütleme nii, et Hispaania on muidugi päikesepaneeli keskne, eks ole, ühiskond, aga meilgi on ta tegelikult vajalik. Ja teine projekt, mis praegult on ettevalmistamisel koos Aalto ülikooliga, on maasoojuse teema, aga ka seal on meil omavalitsused, partneriks ülikoolid, Tallinna Tehnikaülikool ja teised. Ja Aalto ülikoolis on see kompetents olemas, et ka sinna me tegelikult kaasame omavalitsused, eks ole, aga ütleme niiviisi, et me ei suuda kõiki projekte ise manageerida ja juhtida. Ja tegelikult ütleme, et näiteks osa projekti me oleme pakkunud välja ka Tartu omavalitsusliidule, Tollile, kes tegelikult on täna tegemas seal seda jäätmekorralduse teekaarti, ringmajanduse teekaarti vabandust. Ja tegelikult üks hiljutine projekt, mis oli eelmisel nädalal, kus nemad siis samamoodi on partnerid ise, et me ei jõua kõike teha. Aga läbi meie seda informatsiooni loomulikult omavalitsused saavad ja arendusvaldkonna spetsialistid on need, kes esimesed kontaktid meie omadest, kes siis sellest kinni võtavad. Aga me oleme samamoodi nagu seda linnade valdade päeval neid ettevõtluse ja arendusvaldkonna inimesi kokku võtnud, alati lasknud tutvustada neid parimaid praktikaid. Aga kahjuks on jah niiviisi, et see parim praktika on täna võib-olla siin Tallinna linnaruumis Viimsi ja Saue. Võib-olla on, meil on alati hästi tore, kui me käest küsitakse ukrainlased näiteks või soomlased või ka rootslased küsivad, et mida on Eestis nagu õppida, aga siis on need kaks omavalitsust kindlasti ja Tallinn ja Tartu see, kuhu tegelikult kõige lähemad sammud seada, sest et nad on kõige lähemad. Ja, aga see on ju kurb, kui tekib meil kahekiiruseline Eesti. Jah, on, aga paratamatu on see, et see, nagu nüüd ütles Viimsi valla Tanel ilusti, aga see kõik sõltub, hakkab pihta sellest, et millised juhtimisotsused on tehtud, kuhu raha paigutab. Ma saan aru, et seda raha, vaba raha tegelikult paljudel omavalitsustel siiski ei ole, tee või tina. Ja võib-olla ka seda, et see nõuab ka ärksaid inimesi, et tuleb ka inimestele korralikku palka maksta, et inimressurss ja juhtimisotsused. Tegelikult see tulebki, see raha tuleb, raha sealt projektidest. Ja aga sinu poolt tegelikult tehtud ettepanek tegelikult mulle ühest küljest meeldis, et kui oleks inimestele võimalik pakkuda just nimelt seda mentorit ehk seda juhti, abi on see siis konsultant või mentor või siis inimene, kes tuleb ja ärgitab selle omavalitsuse üles, aga ma ütlen seda, et meil on täna olemas suurepärane organisatsioon, need on arenduskeskused ehk MAK-id. MAK-id ongi need, kes tegelikult peaksid olema esimesed abimehed, seal töötab iga päev 159 inimest.
ja just nende kaudu peaks minema see teadmine ja see siire omavalitsustele, nad peaks olema esimesed abimehed, kust omavalitsus võtab toru ja ütleb, et mul on niisugused probleemid tahaks lahendada. Või kui ütleb seda, et mul on niisugune projekt laua peal, järsku võtaks ja tulete punti ja teeme selle asja ära koos meiega. Et me ei pea uusi struktuure looma ja loomulikult maakondlikud omavalitsusliidud on samuti. Harjumaa omavalitsuse liidus tegeldakse ju selle samamoodi sadevee küsimustega, ehitusjäätmete kasutamine sadeveesüsteemide tegemiseks Tallinna Tehnikaülikooliga koostöös. Nii et minu meelest need asjad nagu toimivad, aga jällegi on see, et see nõuab omavalitsuse huvi, just nimelt ütleks mina, et juhtimise otsused. Aga mul siin kolleegid istuvad 2 tükki, las nad räägivad. Ja, aga lähme nagu natuke süsteemsemalt, et siin on 2 teemat on veel nagu omakorda 4 jaotatud, et kõigepealt alustaks sellest, et millist positiivset muutust võiksime rahastuse abil valda tuua, omavalitsusse tuua, et esimene minu küsimus oleks see, et kui me läheme seda raha tooma, siis mille peale oleks vaja seda raha kulutada, et mis need valdkonnad oleks? Minu meelest Tanel ütles väga ilusti. Ma ettekaks. Ütle veel kord. Mille peale raha vaja on? Ei põhimõtteliselt, kui me räägime kliimamuutuste teemal, siis see on ju tegelikult, kui kliimakava on juba olemas, siis iseenesest peaks seal olema ju välja toodud prioriteedid, millele raha taotleda. Mul on tegelikult mõned, mida ma olen ise kuulnud, eks ole, mille peale raha tahetakse või mida minu käest on küsitud, et kust saada raha. Et on mingid rahastamisallikad, mida me nii KIK-ist juba anname raha, aga on mingid asjad, mis kas ei kvalifitseeru, jäävad joone alla, ei ole hea punktide arvuga. Mis on läbi käinud, on tänavavalgustus, kogukonna energeetika, istub siin teisel peal lauda. Päiksepaneelid, osadel juhtudel, osad hooned saavad, osad ei saa. Soojustamisega sama lugu, et osad saavad, osad ei saa, mida on ka küsitud, et oleks vaja mingisugust täiendavat toetust. Teed, tänavad, sademevesi on läbi käinud jäätmekäitlusega, ükskõik kust servast ei ava, alati midagi leiab, mille peale jäätmekäitluse ringmajanduse valdkonnas raha küsida. Keskkonna ja kliimaandmete kohta, et ei saa omavalitsused otsuseid teha, sest pole piisavaid andmeid, see on üks valdkond, mis alati käib läbi. Vesi ja kanalisatsioon, midagi on olemas, midagi saab, nüüd on sademevee jaoks ka avatud, aga ikkagi on meil omavalitsusi, kes ütlevad, et meil on vaja reopuhasti korda teha, meil on vaja anda maapiirkondades toetust sellele oma nende immutusväljakute asjade tegemiseks, et seal ei jagu lihtsalt raha. Korraks segangi, et need viimased 3 asja ongi meie vallas kõige kriitilisemad, et me ei suuda tagada nii-öelda elamisväärset keskkonda, kuna maapiirkonnas. Jah, meil ei ole isegi mitte maapiirkonnas. Meil on Tartu linna nii-öelda nimetatakse kuldseks ringiks, aga me oleme ainult sõltuvad Emajõe veevärgist ja Tartu veevärgist, kes ei tee neid investeeringuid niisama, et me jõuaks kas või nendesse piirkondadesse, kus elab juba näiteks 300 majapidamist, aga seal on oma kaevud ja oma reovesi on igas kinnistus. Seal on ohtlik, et me nüüd viimase toetusega saime nagu puurkaevu rajada sinna, aga inimesed käivad ämberiga vett toomas, et see ei ole nagu okei. Me saime ka ühe väikse toetuse ühe piirkonna sadevee lahenduseks, kus on tegelikult vesi ja kanalisatsioon lahendamata. Me lahendame praegu teise järgilist küsimust, ja me ei saagi ja paljud projektid on jäänud selle taha lihtsalt, et oma finantseering läheb nii suureks, kuna hinnapakkumised tulevad üle piiri mitu korda. Aga midagi nüüd, mis mul siin juba midagi, mida ma ei ole maininud siin, et mis võiks veel olla, mida... Ma võib-olla paar asja Tehnikaülikool Targalinna tippkeskus, mis meil kas projekt on käimas või on hästi laual. Üks on siis ujumisvee kvaliteet, kus on tegelikult projekt alanud. Tartu on seal sees, aga on juba Pärnud ja teised öelnud. Ehk siis selle operatiivne mõõtmine, et see oleks teada, me saaks ette ennustada, saaks aru, kust see tuleb, see reostus, tegelikult saaks operatiivselt reageerida. See on siis seisuveekogud ja vooluveekogud? Jõed, mered, järved. Sellega just üks töörühm siin tegeleb Kliimaministeeriumis. Nii et eks nad aitasid valida ka, et toetasid, et see asi peaks saama. Ühesõnaga, see põhimõtteliselt täna algab. Ja seal on Dublin on siis ka, on nagu teise Dublini 2 linna on seal ka kaasas. Aga teine, mis on hästi palju, mis on tegelikult ikkagi rohkem suurlinnad, aga ka suurlinnade ümber olevate valdav teema on, ütleb mitte teede ehitus, vaid just nimelt see, et ikkagi, et kuidas, ütleme siis kesklinnas, kuidas me saame need erinevad liiki tegelased
linnaruumis turvaliselt liikuma, kuna meil on ju, nagu me teame, et meil on ainult autotee ja kõnnitee, aga nüüd on veel seal igasugused tegelased, kes ringi liiguvad. Kuidas seda teha kõike turvaliselt ja teistpidi ikka seesama, et kuidas siis suunata neid, kuidas me saame seda linnaruumi kujundada selliselt, et need inimesed tahaksid valida siis neid rohelisemaid viise, et see auto ei oleks ainus variant ja just eile siin prantslastega koos tuli teemaks, mis on paljudes suurlinnades on ikkagi need linna äärealadel asuvad kaubanduskeskused. Narvas on ka see suur teema, kui me vaatasime, kus inimesed käivad, siis me leidsime mingit linna ääres olevad 2 punkti, mis asjad siin on, kaubanduskeskused. Ehk siis kuhu jällegi inimesed saavad põhimõtteliselt ainult autoga, ei olegi muud varianti, et kuidas me saame seda linnaruumi niimoodi ümber kujundada, et need inimesed peaks kogu aeg oma autoga sõitma sinna kaubanduskeskusesse suuri kotte tooma. Aga see Euroopa näide on jälle selles suhtes nagu natuke kehva, et meil on see kliima on selline, et ma isegi autoga sõitsin täna siia, ma ei kujuta ette, et sellise ilmaga rattaga oleks. No vaat jällegi ma ütleks, et see ei olegi, me lähme vaatama, ma olen ise Oulus elanud, eks ole, ja kõigid linnad aasta ringi me sõidame. Aga küsiks, et kui suur on see rattaga läbitava vahemaa optimaalne pikkus või kus on see toimepiirkond, kus siis saaks sõita rattaga ja kus siis see lõpeb? Ei, seda on mõõdetud, aga me ei ütle kindlasti, et ega see lahendus ei ole see, et kõik inimesed hakkavad jala käima ja rattaga. Optimaalselt sellist mõõdikut, et umbes, et kas see on 3 kilomeetrit, kas see on 5 kilomeetrit, kui kaugele siis võiks need rattateid rajada? Seda on viimasel konverentsil vist oli aga need on põhimõtteliselt, see on olemas. Nad on uurinud seda, tegelikult ma tahan ühte asja teile öelda, et meie arvatavasti, mis me oleme nüüd väljapool seda niinimetatud suurlinnu, meie need omavalitsused nagu Harku vald ja Saue vald ja võib-olla Viimsi vald, kolleegid ise räägivad. Meie tegelikult Tallinna sarnaseid neid, meil on kergliiklusteede võrgustik ja meie nagu sinna linnaruumi või asularuumi siis ei planeeri sellist liikumist, et meil ikkagi kõik mahuvad sinna ühe sama tee peale ära. Ja tegelikult Itaalias väikestes külades, kus ma olin 10 päeva, ei ole ka mingisuguseid süsteeme, eriti jalgrattateid. Ei ole neid ka linnades nimega näiteks Torino, eks ole, et need puuduvad täiesti. Ja tegelikult, mis ma tähele panen seda, et jalgrattateede puhul võiks öelda seda, et täna on inimesed nagu mõtlevad selle peale, et võib-olla loobuda tavarattast ja osta endale elektrijalgratas. Ja see tegelikult tähendab seda, et tema liikumisteekond võib-olla muutub pikemaks ja tegelikult ka mingil hetkel võib-olla loobub ka ühistranspordi kasutamisest ja võtab selle sõidava elektrirattaga. Ma korra küsin, et Kai, et sa oled siin meie koosolekul, sul on käsi, tahad öelda midagi? Ma tahtsin öelda seda, et üks teema, mida kuulete, jah, kuuleme. Mida ei ole nagu üldsegi nagu rahastatud ja käsitletud, aga mis on juba pikemat aega on ikkagi see joogivee probleem. Me räägime sademeveest aga tegelikult paljud omavalitsused, linnad, alevikud on hädas sellega, et kui nüüd Eesti Vabariik hakkas peale ja me saime raha joogivee kvaliteedi viimiseks eurotasemele, siis osteti massiliselt kokku ühte tüüpi rauaärastusfiltreid. Ja hiljem on selgunud, et see rauaärastusfilter paljudel juhtudel, eriti Põhja-Eestis, kus on kaambriumvendi vesi, mis on nagu täiesti eriline, ka erilise mitte ainult keemiaga, vaid ka mikrobioloogiaga, mida tegelikult ei seirata ega uurita, aga kuna mina olen veemikrobioloog, siis mina olen seda teinud. Ja siis need filtridega on kohutav jama, see hakkas tegelikult Viimsist ja läheb igale poole edasi. Tähendab, aga need filtrid kasvama täis ja lähevad umbe ja see on suur majanduslik kulu ja see rikub ära lõpuks ka vee kvaliteeti, nad kanduvad sealt edasi ja millegi pärast neile meeldib seal filtrites areneda. Nüüd ma olen väga palju neid aidanud neid veefirmasid. Ükskord ma sain 11 tükki kätte, me käisime isegi, nad ei tulnud kapist välja, siis käisime Sotsiaalministeeriumis tükk aega tagasi, aga me ei saanud tookord toetust, et uurida seda, et miks lähevad kasvavad, mis on need tingimused just, mis neile kohutavalt meeldivad seal tünnikujulistel rauaärastusfiltrites, et nad seal kasvama lähevad. Ja tegelikult, mis ma tahtsin nüüd öelda? Nüüd nad on hädas, need veebtootjad. See tegelikult nad peaksid nüüd ostma mingi täiendava seadme või töötluse, et seda bakterit saad hävitada näiteks ennem seda filtrisse minekut, et ta ei saaks seal arenema hakata.
aga tal ei ole mingit võimalust nagu lisaraha kuskilt taotleda. No need, mida saaks kasutada, praegu on Kui mõtled nagu, et veepuhastusjaam või veetöötlusjaam? Jaa, veetöötlusjaam, jah. Tal oleks nagu vaja osta näiteks niisugust asja, mis oleks nagu lollikindel. Kas siis praegu on turul see väikesed ozonaatorid tulnud või siis on tulnud ka koroona lahendusel, see on TalTech välja töötanud niisugused töötluse, mida näiteks soomlased on kasutanud ja soomlased isegi pakuvad pilootseadet. Kuhu sa selle osonaatori paneksid, veetöötlusjaama või siis? Jaa, veetöötlusjaama. Okay. Ennem näiteks seda rauaärastusfiltrit, et nad tapaks ära seal vees olevad need raua ja mangaani bakterid. Nii. Ja sellepärast, et nemad seal filtris, kus on rauda mangaani ja kus ikkagi on, nad on anaeroobid ja seal on õhu juurdepääsu piirangud ja nad ka areneb. Ja see, et ka seda joogivee kvaliteedi, kuna praegu on see reform ju ka meil. Vee-ettevõtluse reform on, jah. Ja nüüd need vee-ettevõtted, nad ei julge ka sellest palju rääkida. Aga kuna mina olen see mikroskoobiga inimene, kes näeb, mis seal on, siis ma võiks öelda, et abi on väga vaja. Sellepärast, et kui need bakterid satuvad veevõrku, nad tegelikult reostavad ära kogu veevõrgu, neid ei saa sealt võrgust enam välja, nad hakkavad seal lagunema, mädanema, see tähendab, et vee kvaliteet langeb ja tegelikult mida nad teevad, siis hädaga kloreerivad, aga põhjavett kloreerida on üldsegi väga vale asi, aga mis on teine veel hullem, et kui meil bakteriaalne biomass on, see on orgaanne aine ja kui me bakterite peale paneme kloori, siis me tegelikult seesama, mis on Tallinna vees on, kloororgaanised ained tekivad, mida siis keegi tegelikult ei mõõda ega mida keegi ei tea, et nad sinna on tekkinud ja see on juba omaette küsimus. Ja no vot sellised asjad, et praegu mul on tegelikult üks asi, et ma püüan seda pilootseadet Soomest saada, aga jah, alati jääb raha taha. Okei, selge. Aga kas kuidagi saaks niiviisi ikkagi, et need omavalitsused peaks tegema mingisugused analüüsid ja siis panema paika oma prioriteedid ja siis me saaks kuidagi neid omavalitsusi nagu rühmitada. Et no ma ei tea, et tõesti tuleb energeetika, transport, vesi, kõik need. Igal omavalitsusel on ju arengukava põhimõtteliselt selle asjad ju kirjas. Aga selles mõttes ongi, et nagu kui saaks seda kuidagi kokku rühmitada probleemid järgi. Täpselt. Ja siis tekiks nagu sellised nagu mingid omavalitsused, kes on näiteks ütlevad, et meie prioriteet praegu on hajaenergeetika või meil on nüüd veeasjad on nii hullud või meie transpordilahendused ja siis need omavalitsused nagu kokku panna ja siis nagu sellel teemal teada, et nad on alati nagu huvitatud esmajärjekorras tulema nende projektidega kaasa. Kuidagi, kas sellist asja ei oleks? 2020 kunagi, siis me tegime sellise üle-eestilise ja korrisime nad kokku. Nüüd me oleme natuke teistmoodi lähenenud, aga põhimõtteliselt jah, seda saab teha. Küsimus on, kes selle palli pärast üles võtab, kes nendega pärast tegeleb ja aitab vaadata. Aga ma võib-olla 2 teemat lühidalt võib-olla siis veel lisaks. Üks on seesama, ütleme siis looduslike kriiside või looduslike katastroofide puhul see teavitus ja reageering ja mida siis ikkagi teha. Need samad üleujutused ja nii edasi, et see on ikkagi ka Eestis juba otsapidi teema, kuigi võib-olla mõnedes teistes kohtades rohkem. Ja teine on siis hoonete taaskasutus, me seda siis ütleme, et kui me hooneid lammutame, et siis kõik ei läheks prügimäele, vaid mida me saame uuesti kasutada ja võib-olla mõnel juhul ei peagi neid hooneid lammutada, vaid saab selle peale, et see on järjest rohkem ka laual see teema. Ehitusjäätmete ringlusse võtt, see teema tuleb. Üks on see ehitusjäätmete kasutamine nende sadeveesüsteemide tegemiseks, mida Tallinna Tehnikaülikool, kus siis Harjumaa Omavalitsusliidu arenduse juhiga Kaarel Kose, kes nüüd küll lahkub ja siirdub Tallinnasse tööle Harjumaa Omavalitsusliidust, aga nad jätkavad selle teemaga. Tegelikult jällegi on see, et tõesti, et ehitusjäätmeid saaks ehk kasutada, aga jällegi milline on see fraktsioon ja kuidas seda teha siis. Eks meil kõigil on neid vanu ehitisi seal. Üks teema veel võib-olla on elanike teadvus ka või teadvus teemast üleüldse, sellest, et ausalt öeldes ka mina pean oma kolleegide hulgas selgitama, miks me üldse sellist asja tegelema, miks see üldse vajalik on. Et see ei ole nii lihtne, et siin inimesed, kes on teemaga igapäevaselt kursis ja see teemas sees, et nende jaoks on see elementaarne.
Aga kui ma lähen nüüd tavalise inimese jaoks, kes tegeleb mul mingisuguse tavaliste teemadega, mis ei puutu otseselt keskkonda, siis tal on väga raske selgeks teha, miks me üldse sellise jamaga tegeleme, jamaga jutumärkides. Ja kui ma läheme volikogu liikmete juurde, kelle meil oli ka eile volikogu, kus ma selgitasin, miks see üldse vajalik on. Eestis ei ole mingi kliimamuutusi ega mitte midagi sellist, mägesid ka ei ole, üleujutusi ei ole. Solvel on lihtsalt tore, kui päike paistab ja soe on, et milleks me üldse sellega tegeleme. Sealt hakkab tegelikult kõik pihta, et tekib selline teadvuse teema üldse tõusma hakkab elanike hulgas. Et see on kindlasti et muidu me tegeleme olulise teemaga, aga allapoole see võib-olla jõuab keeruliselt. Ma igati toetan su seda Erki, sest et me näiteks meil on elanikkonnast oli initsiatiiv, et panna päikesepaneelid ja siis teine rühmitus on see, kes töötab sellele vastu. Ütleb, et need paneelid on kahjulikud loodusele, samas on Tartu Ülikooli uuring on olemas. Täna räägitakse televisioonis, kuidas lambad ja mustikad kasvavad seal vahel, eks ole. Et see on arusaamatu, ongi see, et inimesed on nagu oma pimeduses, kotis ja tapetakse maha kõik initsiatiivid, mis midagi tundub, et keegi saab rikkaks. Ja siis, mis tulles tagasi hoonete juurde, siis probleem on selles meie vaates, et need rahad, mida jagatakse liiga väiksed, investeeringumahud on nii suured, lihtsalt need käivad omavalitsusele üle jõu. Meil on suured suvilapiirkonnad, kus me samamoodi ei suuda veevärki rajada, sest need mahud on nii suured, me ei saa selle rahastust piisavas mahus. Ja nii ongi. Meil on Saue kool on rekonstrueerimata, 12 miljonit oleks vaja. Need toetusmeetmed on kuskil 2 miljoniks me saame. See ei aita meid. Ja poolikuid lahendusi ei saagi. No jah, et mismoodi me teeme, et me ei saa teha nii, et me paneme selle toru seina ja siis nagu ümberringi jätame kõik täpselt nii nagu oli. Ütleme nii, et jällegi väga õigus, et selles mõttes, et ega ka nendes Tallinna ümbruskonna omavalitsustes on need vanad suvila piirkonnad. Ja kui teie ütlesite, et seal Tartu kandis on teil ilusti üks väikeasulad, kus on 300 leibkonda. Ütleme nii, et suvila piirkond tavaliselt on ka sama suurusjärgus, aga ta on veelgi suurem. Aga need ongi vanad suvila piirkonnad, kus on inimesed ehitanud nendel majadeks ümber. Nüüd on kasutuslubasid, nüüd ei saa mitte midagi sellega teha. Majad on suureks ehitatud, perekonnad elavad sees, vettkanalisatsiooni pole, sadevesi, kõik uputab, kuna kõik olid seal allpool, omal ajal kõik on nagu... Kraavid on kinni aetud. Jah, just nimelt, jah. Ja kõik käivad, nõuavad inimõiguse vallas. Seda ma kuulsin, kas oli Kiili või Saku, et vist oli Kiili, kes ütles sama, et Sakus on ka suvila piirkondi ja kus on siis, need suvila piirkond tehtigi niimoodi, et niisutati, eks ole, metsa ja põllumaad ära, tehti suvila tasemele ja nüüd viimased 30 aastat pole keegi neid kuivendussüsteeme hooldanud, ehk need on kinni aetud osades kohtades ja nüüd ongi see, et aga mida omavalitsus saab teha? Kraavid avada. No aga need on eramaa peal. Ja eramaa võtta siis teha servituult ja kopp peale saata. Seal on uued elamupiirkonnad peale tulnud, kes on ehitatud vanade kraavide peale, seal ei ole midagi teha. Ja nüüd me tegimegi sadeveekava, väga hea on nüüd kuulda siin on sellised nagu innovatiivsed lahendusi ka, sest me küsisime ka, aga tegelikult see sadeveekava koostaja väga midagi välja ei pakkunud, sest ta ei tea, kas need töötavad. Ja kas teil üldse raha on, sest rahastuse tabel tuleb ju kõrvale, mida me nüüd välja hakkame ehitama. Et meil on vahemärkuseks lihtsalt, et meil on Tartu linn kutsus kokku ruumilise planeerimise töögruppi, mis me oleme nüüd seal aasta aegu käinud. See on see koht, kus ma plaaningi nüüd teha seda koostööd, et teeme siis seal ongi vaja teemasi, mida me hakkame ühiselt lahendama. Et siiamaani kõik on kurtnudki muret, aga põhiasi tulebki välja. Vesi, kanal, sadavesi, teed, me ei suuda ehitada, me ei suuda rahastada, me ei saa isegi, me võimleme mingisuguse väikse ringi ümber Tartu, et saaks, kus on kõik täis ehitatud. Me ei saa sinna rahastusi peale, et lahendada sadevesi ära, lahendada kergliikust. No jah, ega fakt on see, et näiteks sellist innovaatilistest programmidest ei saa selleks, et ehitada mingeid torusid, aga samas need looduspõhised lahendused, mis tegelikult ongi just sellisteks oludesse, kohalikku loodust seda arvesse võtta, et need on, mida saaks isegi rahastada nendest projektist, kuna seal on see demonstratsiooni või see praktilise rakenduse komponent on nagu sees. Aga selleks me peakski olema omavalitsus selle ettevalmistuse ära teinud, ta peaks nagu teadma, see tagapõhi, et see läbi uuritud, et mis on see analüüsitud see probleem. Sul peab alati midagi uuenduslikku olema selle juures, et minna neid rahast küsima, et sa pead serveerima seda justkui, et sa teed ainult sellele piirkonnale midagi mitte erakordselt, aga
nagu uut ja teed nagu sellel vastavalt vajadusele, et sa ei tee mingit standardlahendust, et nüüd näiteks see hea näide ongi see, et need kinnistud on nagu see Sadameveega, eks ole, et need on eraomandis, et kuidas sa seda probleemi lahendad, et jah, servituudid ja suured torud oleks lahendus, aga nüüd nagu mõtlen midagi muud, siin on see, et ilmselt need toimiksid hästi koos, kui me siis seal struktuurifondidest või kus iganes Eesti riigi rahadest suudaksime aidata neid, ütleme siis tavalahendusi, mitte uudseid lahendusi teha, mis nagu kombineerivad siis nende uudsete lahendustega, et siis ta nagu toimiks tervikuna, sest igale poole ei saa teha uudset lahendust ja lõpuks uudne lahendus võtab ka enamasti kauem aega ja ta ei pruugi õnnestuda, et see on uudne, see võib tulla välja, et siis see võib olla hulga kergem ja hulga odavam. Vaata, suur probleem on selle koha peal, kus on üleujutuskohad, kus põhjavesi nii kõrgel on ja seal on vaja toruga ta lihtsalt ära teha. Me ei saa immutada, me ei saa mingisuguseid paake kuskile teha. No mingi veekogu rajada. Seal on sellised kohad, kus ongi ajalooliselt on nii madalad kohad, üleujutuskohad ja nüüd on paljud üleujutuskohad on täis ehitatud, see surub seda vett veel. Aga omavalitsused on andnud kõik need load, et see ongi see planeering või see omavalitsuse nagu tundmine. Omavalitsuses ei olnud vesieehitusinseneri tööl. Ja see kompetents puudus, eks ole. Nüüd ongi see, et ainust väljapääs on see, et Maaülikoolis on see kompetents olemas. Seal need inimesed on vesiehitustega tegelenud. Nad teavad, et kraavi ei tohi täis ajada, sest kraavi iga ruutsentimeeter treenib vett tegelikult ja toru ei asenda kunagi kraavi. Minu hea sõber on vesiehitusinsener, ma olen tema käest õppinud. Elab muuseas Viimsi vallas, sellises Suvila-piirkonnas. Eks see jäärapäine inimene, aga tark. Aga ütleme niiviisi, et ongi niiviisi, et tuleb spetsialistid appi kutsuda. Väga õige on teil see, et te olete nüüd seljad kokku pannud seal. Aga ma ütleksin nii palju vahel, et nagu see, et tuleb teha ainult uudseid lahendusi, tähendab seda, et sa mõtled nullist välja mingi täitsa uue asja. Et meil see sama, mis ma näitasin, see kliisturpootor, eks ju, mis on lõppenud Kesk-Läänemaa Interregist rahastatud. Me tegime looduspõhiselt puhast lahendust, aga seal me ikkagi pidime panema ka näiteks filtrid, tavaliselt klassikalised õli-liivapüüdurid sinna, sellepärast, et lihtsalt looduspõhisega üksinda ei lahendada seda probleemi ära ja see oli abikõlblik, et tegelikult sa lihtsalt kombineerid olemasolevaid asju mingite uute asjadega. Võib-olla ka ütleme, et ma ei tea, mis on Kliimaministeeriumi, kuidas see käib, aga haridusministeeriumil näiteks on ülikoolidele see, et kui me toome Horisonist mingi suure projekti raha, siis põhimõtteliselt ministeerium annab mingisuguse protsendi meile raha juurde, mis on põhimõtteliselt meile vabaks kasutuseks, millega näiteks, kui ütleme, et kui omavalitsus taotleks sealt raha, saab mingisuguse puraka raha uuenduslikuks lahenduseks, nüüd ta saaks mingi protsendi Kliimaministeeriumilt juurde, millega ta saab teha, ütleme siis ümber olevaid võib-olla tavalahendusi, mis sealt näiteks ei ole abikõlbulikud selleks, et see terviksüsteem toimiks. Võin sulle öelda, et Kliimaministeeriumil on ETAG-i kokkulepe, et teatud horisondi programmides me paneme selle raha sinna juurde. Seal ei ole seni omavalitsused osalenud, ainult teadusasutused osalenud, aga meie poolt vaatuna on ükskõik, kes osaleb, et kes need Eesti partnerid on, et on paar programmi, kus me oleme seda lubanud teha. Ja mida me veel teeme, on see, et KIK-il oli enne rahvusvaheliste projektide kaasrahastamise voor ja nüüd tuleb veel üks täiendav toetusprogramm. See on nüüd siis selle omafinantseeringu katmiseks, jah, täpselt. Ma tahtsin selle vee-ettevõtluse kohta öelda nii palju, et see proua, kes rääkis kindlasti, et see on oma alavaldkonna spetsialist, aga vee-ettevõtluse reformi komisjonis, kus ma olen nagu asendusliige, ma olen peale kõikidel komisjoni koosolekutel osalenud, et seal põhiteema tegelikult on täna see vee-ettevõtluse puhul on see joogivee hind ja küsimus selle on see, et joogivee hind oleks taskukohane ja kättesaadav. On peamine probleem ja tegelikult seal sellest niinimetatud vee bioloogilisest aspektist sellele pole suurt tähelepanu pööratud. Küll aga räägitakse väga palju sellest heitme puhastamisest. Puhastusseadmed eelkõige olid Euroopa Liidus oluline aspekti ja me tegelikult Harku vallas on 13 veetöötlusjaama, 2 suurt puhastusseadet, need on läinud maksma kõik kokku üle 100 miljoni euro, kõik raha Euroopa Liidust. Nüüd on nii, et me peame kõike seda loodud taristust hakkama haldama ja hooldama. Ja see kulu tegelikult täna vee hinnas ei kajastu. Ja kui me vaatame 20-40 aastat ette, siis tegelikult me täna tegelikult nagu ei taha seda probleemi näha, aga see probleem on kõikidel omavalitsustel tulemas. Et kuidas see veetaristudel on seda jätkusuutlikult majandada nii, et see kokku ei kuku. Ja see, mida ütles minu kõrval härrasmees,
et jah, need väikeasulad vajavad väiksemaid puhastusseadmeid ja uut tehnoloogiat ja seda uut tehnoloogiat täna turul on pakkuma selle üks Eesti väikefirma, aga me peaksime tähelepanu pöörama just ka nendele väikeasulatele, mis on alla 1000 elanikkonna, et see oleks nagu järgmine samm, aga seda raha tegelikult omavalitsusel praegu ja vee-ettevõtetel ma arvan, et ei ole. Ma küsin ära, kuna energeetika kohta ka, et tahad sa midagi öelda, sest põhimõtteliselt energeetika kontekstis on umbes sarnased asjad, et me praegu lihtsalt, et konteksti luua, et me puudutasime erinevaid teemasid, et mis võiks siia sobituda ühe ja teise nurga alt väga detailselt ja vähem detailselt energeetikaga seoses ka, näiteks mis puudutab sellist energeetilist sõltumatust, siis kogukonna energeetika on meil üks suund. Joosep on siin sellega tegelenud, Kliimaministeerium omalt poolt üritab aru saada, kus ta saab siin abiks olla. Üks valdkond, kus me näeme just selle energeetikaga seoses ongi see, et see oleks koht, kuhu saaks väljaspoolt raha tuua, et siin on nagu tööpool nagu lai selles mõttes, et midagi ei ole tehtud. Et energiaühistutest rääkides, et ühtegi aktiivselt vist meil ei ole või 1-2 tükki. No mõned on ja mõned projektid nagu on minemas käima, aga mitte midagi suurt. Ma lihtsalt mõtlesin kogu aeg, et kas mul on midagi öelda, aga mul on mitte midagi tarka vee kohta öelda. Kai ütleks natuke Sademäe kohta. Energeetika kohta oli see, et meil näiteks Luunja vallas on üks jõeäärne ala, kus on niisugune üleujutusala, kus me väga midagi teha ei saa. Mõtlesimegi, et teeme sellise projekti, et maakütted alla, päiksepaneelid peale ja teeme kogu selle keskuse sõltumatuks. Esimene asi, millega me vastu põrkusime, oli see, et Eesti Energia ütleb, et me jäänadele kaableid. Me ei saa midagi vastu võtta, 15 miljonit on peakaabli toomine ja nii edasi hakkas pihta. Siis Ema ja Veeberg ütleb, et turustik vastu ei võta, tehke kõik ümber, kõik põrkub raha taha. Et ühes väikses asjas on alati... Aga sellised projektid, mida ma üritangi seda õiget kohta leida. Üks asi on need Euroopa rahastused, mis saavad kindlasti natukene aidata. Aga kui me räägime sellest haja tootmisest või täpselt, et tuua vesi ja elekter näiteks või me oleme mõelnud siin elekter ja kaugkütte mingeid lahendusi, siis neid ongi vaja mõelda täiesti saarena, nii et on täiesti eraldi teisest süsteemist, võib-olla kunagi on võimalik integreerida, aga leida see rahastus kuskilt mujalt, kes siis kohalik omavalitsus, võib-olla mõni ühistu liige on nõus rohkem panustama ja rohkem sealt ka nagu pärast välja võtma, pluss siis Euroopa rahastus ja tegelikult saab, ma arvan, eelarve kokku, aga seal ongi vaja case by case vaadata. Et ma ei saa sükest... Laifis on ju eraldi see meede on ju energiakogukonnad ja Laif on selles mõttes see puhtale energiale üleminek väga hea, sest see on 95% on rahast. Energia koha pealt on ju tegelikult selles mõttes on see jutt on kõik väga hea. Ma käisin ametnike välitöödel Saaremaal, Sulevala ja Saaremaa energiakogukonna juht ja Hiiumaal on ka oma energiakogukonna juhti olemas, eks ole. No Sulev tegelikult ajab seda kogu saarte agentuuri. Just, ja tegelikult neil ongi see lähtekoht on see, et Saaremaa ja Hiiumaa on iseseisvad energiaüksused, eks ole. Nad on aru saanud seda, et nendega ei taheta koostööd teha just selles võrku müümisega puhul, et see energia tuleb ise koha peal ära tarbida, et ei ole mõtet seda kuhugi müüa. Aga minu meelest Tartu on tegemas niisugust huvitavat projekti, mida ma kuulsin, et kortermajade katustele pannakse päikesepaneelid ehk kortermajade annavad oma katused kasutusse, saavad selle eest raha, et nad annavad oma katused kasutusele päikesepaneelidega, ühendatakse kõik see vanade grupp ära ja kogu energia müüakse Prisma kaubanduskeskusele maha. Ja tegelikult see ei lähe võrku, vaid ongi niiviisi, et ongi üks väike ühik, päikesepaneelid ja müüakse see sinna sellele kaubanduskeskusele maha. Aga minu teada ei ole seda võrku ikkagi. Selles mõttes, et sa võid müüa kaubanduskeskusele, aga läbi mille sa müüd? Ei, otseliinid. Ja see tähendabki seda, et tuleb... Kes ehitab selle otseliini? See, kes on sellest asjast huvitatud. Prisma. Ja Coop samamoodi võib olla see investor, kui ta tahab näiteks võtta väike asulas. Ei, no muidugi ta võib jah, aga küsimus on, kas ta tahab seda hinnasilti kinni maksta? Ei, no aga küsimus on selles, et kas see on nagu keskkonnasõbralik, et me hakkame nüüd paralleelliine nagu rajama. Et selles mõttes võiks olla üks suur see energiakogukondade Laifi toetatud projekt, mis analüüsiks ära need õigusaktide põhjustatud takistused. Ma olen tegelikult ühes üks projektis sees, kus ma Renega olengi üritan nagu... Et saada aru, et mis see süsteemis on
viga, sest et süsteem praegu, eks see energialevi, elektrilevi ja need töötavad nagu selliste asjadele vastu. Süsteemi probleem on lihtsalt see, et Elektrilevi ja Elering võtsid N-liidu taristu üle. Mujal riikides on eraettevõtjad, Eestis on see riiklik, on ju. Ja see ongi probleem. Ja, aga nad on ka ettevõte ja nad on suur ettevõte ja see on kõik nende käes. Ja nad ei mõtle selle peale, et kuidas seda nagu paremini või tarbijale soodsamalt ma arvan, et nad võib-olla isegi ei oska nagu mõelda, et tegelikult siin nagu mõned ideed on kujunenud ja meil on vist aeg kohe läbi, aga ma siin Renega olen üritanud kuidagi mis asutus te üldse olete? Energiaühistu ja TalTech. Eraldi asjad, aga projekt on läbi TalTechi. Mulle tegelikult... Oota, ma räägin lõpuni. Ühesõnaga, me siis teeme ühe ürituse või sellise seminari või workshopi, kus me siis räägime nendest asjadest. Et siis jõuda jälile, et mida Kliimaministeerium saaks teha või mida justiits saaks teha või mis iganes ministeerium saaks teha. Olete te kursis nende välismaal olnud Horisondi projektidega? Mis on teinud, nad teevad nagu need saared nagu ja siis on neid suuri ühendusi, need ei pea nii võimsad ja suured võrgud olema, nii et see on tegelikult nagu suures pildis nagu see julgeolekukaalutlus esiteks ja teiseks siis ka need investeeringud, võrguinvesteeringud vähendab neid suures pildis. Ja see teema on tegelikult nii laiali valguv ja siis ma tahtsin veel öelda ühe sõna, Rene, energiajulgeolek on ju. Et kui me nagu seda sõna üritame kasutada, siis ma just scrollisin kõik meetmed läbi, et sellel teemal ei ole mitte midagi. Horisonil on paar kogukondade meedet ja siis on mingi hunnik, mingi kaitsetööstusmeetmed. Tegelikult midagi oli, et me isegi mõtlesime selle peale, et oli just hiljuti Interreg Läänemere piirkonna taotlusvoor, kus oli teemaks säästev energia ja näiteks tükste saarte või perifeersete piirkondade energialahendused oleks olnud abikõlblikud, aga me lihtsalt ei jõudnud. Ei suutnud välja mõelda või? Teema ongi nagu rangli ja Naissaar on ka teie alla. Aegne on vist keskmine linna. Tegelikult Läänemerest oleks saanud küsida, Läänemetest oleks saanud raha küsida. Võib-olla arutame pärast. Korra küsin Kai. Sul on käsi püsti 15 sekundit, saad öelda, mis ma tahtsin öelda lihtsalt Sademevee, ma esitan Tallinna linna, tegelikult ma olen Tallinna linnas töötan, et kõik need ökolahendused ei tööta talvel, see on kõige hullem asi, et kui te lähete nüüd diskussiooni, me peame Põhjamaadega, sellised kõik ju külmub ära, ega nad ei puhasta talvel, et tuleb Põhjamaade kogemust omandada. See oligi praegu kõik. Väga hea. Helen on tagasi, Kirsti. Võib-olla sinna korra, kui sul olid need probleemid, need takistused, et ma ei tea, kas nende väikeste omavalitsuste ei saa öelda väike alati ühtemoodi kui suur, eks ole. Aga meil on terve hulk neid väiksemaid omavalitsusi, kelle jaoks ei ole üldse mingi teema, nad ei taha neist kuulda, nad ei taha neid näha, neil on igapäevaselt mingid muud teemad. Et kas me peaksime nende puhul lihtsalt ütlema, et okei, las minna, las nad olla või saame me, neil on olemas, neil võiks olla inimesed ja mõnel juhul neil isegi on inimesed, kes suudaksid projekti kirjutada, aga kuna juhtkonnad pole mitte mingisugust toetust, et see on nagu mingi mõttetu tegevus, ärge puutuge neid, et mis selle teemaga teha või loobuda. No meil on konkreetselt nii, et juhtkonnal on väga suur huvi ja inimesed on ka olemas, aga meil ei ole vahendeid. Me ei saa seda oma osa ka kokku. See oma osaluse protsent. Meil on neid projekte nii palju olnud, mis me oleme edasi lükanud järjest või siis ära jätnud, kuna lõpuks volikogu ütleb, et ka meil pole raha. Siin peab arvestama omavalitsuse puhul, et omavalitsuse kõige tähtsam teenus on haridusteenus. Sinna läheb üle 60% rahadest, see on alati fookuses. Kõik muu tuleb sinna juurde peale veel lisaks. Haridus on number 1 tegelikult. Vähemalt ma saan aru, et teil on valitsusmulegi siis mõnele kohta leidab ka lahendus, aga mõned kohas pole ka. Viimase 2 aasta või 3 aasta, kui meil võim vahetus, me oleme rohkem toonud raha kui 11 aasta ajal kokku me vaatasime. Aga ikkagi see on nii väike pisku, mis me oleme saanud ära kasutada. Hartkordas on hariduskulu 57%. Nii, nüüd peaks kõik tagasi olema siin selles suures saalis meil.
ja ega ma seda kontrollida nüüd ei saa, kas kõik tagasi jõudsid, aga ütleme nii, et 3 grupis arutasime, vähemalt selles grupis, kus mina olin, et ega me süvitsi ei jõudnudki kõiki neid küsimusi läbi käia ja üritaks kella 12 ära lõpetada ja selles osas ütlen ainult nii palju, et probleemidest midagi uut me siiski lauale tuua ei saa, et vaatasin korraga teiste gruppide asju, et ikkagi sarnased teemad, mis meil juba on, et vesi, sademevesi, energeetika, seal väiksemates omavalitsustes küsimus sellega, et milline on nende huvi. Et jah, et midagi sellist omapärast, et ma nagu öelda ei oska, et ma võib-olla annaks Helenile, jah, et meie grupis klassika tuli välja, et sadevesi, veekogude seisund, joogi ja reovesi, aga seal võib-olla on küsimus, et niikuinii teil on juba seal siseriiklik see struktuuritoetuste raha ja keskkonnaprogramm, et siukse lihtsalt, et lähme ja teeme turusid korda. Mul on hüpotees, et selle peale väga ei saa mõelda, aga võib-olla peaks mõtlema siis rohkem sellise innovatsiooni komponendi peale seal, et näiteks on juttu olnud, et sellest reovamudast uut energiat toota. Siis tulid ringmajandus, jäätmete riigiti kogumine ja siis sealt edasi hakkas välja kasvama ikkagi kogu see kogukonna algatuste toetamine, et meil on need kaasavad eelarved näiteks linnas, aga seal ei ole piisavalt raha, aga tegelikult on kogukonnal väga palju ka ideid, kuidas käed külge panna, kuidas kliima kohaneda, kuidas ringselt majandada. Ja sujuvalt läheb see teema siis sõnapilves sinna noorte keskkonnaharidus, taaskasutus, õuesõppe ja siis katusmärksõna, ma ütleks, on tervislik ja jätkusuutlik linnaruum. Et siuke väga tore ja siis sealt edasi ahelana kiired transpordiühendused, hooned, nende küttekulud ja kogu see ressursitõhusus ja andmed policy makingus või poliitikate seadmisel, et sellise andmete sõnamull ka kogunes kohe selgelt nagu teemade plokk. Ja võib-olla üks huvitav kastist välja siin oli siuke teadusarendus ja innovatsioon, põllumajanduses, energeetikas, loodusehituses, kohalike ressursside, põhk, savi, pinnas, kasutamine, teadlikkus neist, julgus katsetada. Et need olid võib-olla uued mõtted, aga jah, tegin siukse sõnapilve. Ja Helen mainis enamus teemad ära, et need käisid meie laualt ka läbi, aga mis ma võib-olla tooks välja hästi toredad mõtted, mis meil ülikoolidest tulid, et ülikoolid on väga lahkelt nõus ka nüüd koolitusi ja oma senist kogemust jagama, et me kindlasti saame ka seda arvestada. Ma võib-olla omalt poolt ütleks veel, et mis ma siin kirja panin oli, et oli see valmisolek omavalitsuse tasandil, et poliitiline kui ka elanikkonna nagu tegelik teadlikkus, et kui jah, just mis nagu mulle kõrvu jäi, et kui Kliimaministeerium nagu tahab nagu rohkem, et teeksime neid projekte, et siis tegelikult me peaksime omalt poolt ka panustama, et elanikkond nagu ootaks neid projekte või vajaks neid projekte, et läbi selle sama teadlikkuse juhtimise ja tõstmise, et umbes midagi oleks ikkagi tegelikult vaja muuta ja teadlikkust, ma mõtlen ise edasi, et teadlikkust on vaja ka selleks, et aru saada, et see olukord, kus me elame, me puudutasime siin neid üleujutusi ja veetaset just nendes suvila piirkondades, eks ole, et inimesed võib-olla ei saagi aru, et kuidagi teistmoodi peaks olema. Et ka seda on vaja nagu kommunikeerida, et see ei ole normaalne, et me siin songime mudas ja see on kõik selline, et see ei ole normaalne, et see on mingil põhjusel selliseks kujunenud, et kunagi see olukord ei olnud selline. Sellist mitmekülgset teavitust oleks vaja siis ministeeriumi poolt. Nii, et ma võib-olla siis võtaks kõigepealt kokku, et mis me siit siis saime, et kolmekesti me kirjutasime siia midagi üles, aga me vajame natuke aega, et seda nüüd läbi analüüsida ja kuidagi süstematiseerida. Ma tahaks ära öelda selle, et mis edasi saab, ma alustan sellest, et Kliimaministeeriumi Keskkonnainvesteeringute Keskus otsivad võimalused, kuidas omavalitsus paremini kaasata. Et me tahtsime teha sellist kiiret arutelu, et saada selliseid mõtteid, et kus need raskuskohad on või mis need takistused võiksid olla. Et ma arvan, et üht-teist me siit nüüd saime. Mind üllatas see suur huvi, et me ei oodanud nii suurt osavõttu, aga see näitab ka, et ainuüksi juba selle teema väljapakkumine, see kõnetab väga paljusid inimesi, et ma nagu mõtlen edasi selle, et ilmselt
mis tuli ka meie vestluses üles, oli see, et oleks vaja nagu konkreetsemates valdkondades vaadata ja grupeerida võib-olla teatud huviga omavalitsusi kokku. Et selles osas jah, et edaspidisteks ilmselt oleks mõistlik mingisugused sellised keerukamad valdkonnad välja valida, vaadata, keda see nagu rohkem kõnetab ja keda see rohkem huvitab ja vaadata siis neid rahastamisvõimalusi ka väiksemate valdkonnade kaupa, et siis on võimalik ka nagu rohkem seda ekspertteadmist ja seda parimat praktikat nagu sisse tuua. Ja ühesõnaga, mis me edasi teeme, on see, et me võtame selle materjali kokku, üritame endale selgeks teha, mis me siit saime ja siis midagi nüüd välja pakkuda, et kuidas me selle teemaga edasi läheme. Ma ei oska praegu öelda jah, täpselt, et kuidas me edasi läheme, aga siis me üritame selle materjali pealt midagi järeldada. Ma pakun, et kui me oleme selle kokkuvõtte ära teinud, et eks me siis anname kirjalikult sellest teada. Et see on nagu selline esimene järeldus. Ja teine järeldus on võib-olla see, et ikkagi on positiivne, on motiveeriv kuulda ja tunnetada, et inimestel, kes siin sõna võtsid ja kes kirjutasid, et see tagasiside on jah ikkagi see, et ka selle valdkonna ka me peame tegelema, ma mõtlen valdkonnaga just need Euroopa Liidu rahvusvahelised projektid, et me peame Kliimaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt sellest eraldi nagu panustama, et mul oli see hetk või mõte ühel hetkel, et mis meie roll siin üldse saab olla peale võib-olla teavitamise, aga tegelikult ma ikkagi arvan, et me peame sellesse rohkem sisse minema. Helen Keskkonnainvesteeringute Keskuse poole pealt võib siin oma arvamust avaldada, aga Kliimaministeeriumi poole pealt ma ikkagi ütleks, et teemasid on palju, teemad on keerulised, infot on palju ja ministeerium poliitika kujundajana, vahendajana saab siin väga konkreetse ülesande endale võtta, et neid asju lihtsamaks teha. Ja kui neid lihtsamaks teha, et siis see ilmselt ka aitab väga palju kaasa, et me saame sellele rahale nagu paremini ligi. Tahtsin midagi lõpetuseks. Väga nõus sinuga, et pigem ongi siit vaja nüüd see syntees teha ja next steps. Mina tahaks öelda seda, et tegelikult võimalusi on ka palju. Aga lihtsalt, kuna see keelebarjäär, see nagu võimaluste ülesleidmine, nagu alguses see hirm, et kuidas et kas ma juhtpartnerina suudan, et tegelikult mulle tundub, et seda kuidagi omavalitsuste koostööd, et need omavalitsused, kes on nüüd kappamas üsna kiiresti, Tallinn, Tartu, Viimsi, et nad kuidagi peaks seda jagama, seda kogemust, et sellist asja korraldada, et kõik saaks aru, et see barjäär ei ole nii kõrge ja ületamatu ja kuidas see poliitiline ühendumus, sealt tulevad siis see esimene projektijuht, kes kirjutab projektidest tuleb raha, kust tulevad inimesed ja sedasi ta hakkab minema, aga just see pallid hakkaks veerema rohkemates omavalitsustes, et kuidagi see omavalitsuste liit võib-olla saab siin kuidagi korraldada ja selliseid koostööd. Ma igaks juhuks tahtsin öelda, et kui juhtumisi seal auditooriumis või laua ümber on mõni linn või vald, kes veel ei tea, et meil on juba 7 miljonit, kus Eesti linnad omavalitsused on väga oodatud osalema, tähtaeg on küll juba 15. november, aga selles mõttes, et valla ja linna osa on seal väga väike, mis nad veel tegema peavad, et tegelikult on juba vajadused kokku korjatud, ideed on juba esitatud, nüüd kõik need ideemeeskonnad otsivadki pikisilmi, neil kõigil peab olema vähemalt üks Eesti linn või vald, kõigil kindlasti veel ei ole, osadel juba kindlasti on ja nad valmistavad selle taotluse 6 leheküljel. Et see on linnale vallale tasuta lahendus. Aga kõik ei olnud seal ruumis, et see nüüd on TalTech ja sinu poole pöörduda või? Et siis kõik teavad, et... Finestcenter.eu, sealt innovatsioon ja siis on seal Targa linna idee konkurss 2024, et seal on need väljakutsed ja lahendused, saab lahendusidee meeskonnaga ühendust võtta ja kui nüüd lähiajal kohe, kui seal midagi tundub, et on asjakohane, siis saab veel kohe reageerida. Tark linn, see tähendab, et ainult linnad saavad või? Ei, seal on ka linna lähedased vallad, ehk siis peab olema kas vallas linn või ta siis piirneb linnaga. Siinsamad Tallinna ümbrused, Tartu ümbrused, kõik need on. Saatsin just edasi ka. Nii et saab veel reageerida.
et ma tegelikult näen seda, mida siin kirjutatakse teises grupis, et korraldada Põhjamaade ja KOV-ide ühiskonverents Põhjamaa rohepoliitika rakendamise kogemuse tutvustamiseks, ütleb Ivar. Ma ei tea, kas Ivar käis Tartus eelmine aasta selle ringmajanduse konverentsi, mis meil oli soomlastega koostöös tehtud. Et jah, teine taotleb päev, et me jätkame kindlasti sellega, et ettepanekud on kõik teretulnud ja kui ütleb seda, et kas me saadame seda informatsiooni KOV-ide üldmeililisti, et me ei saada ammu juba, mina näiteks saadan ainult arendusjuhtidele, et ma ei tülita neid vallaisasid sellega, et oma 35 aastat kogemust omavalitsusest. Ja ta ütles, et kas veel teha mingi eraldi list. Ütleks nii, et meil on olemas see list, et milleks me seda veel eraldi teeme. Et just praegu vaatan ka seda, et jällegi Easy Rural, see on see energiakogukonna projekt, kus Reigo Lehtla on meil üks juhtiv personale. Meil on seal juhtivpartner on liiderpiirkonnad ja muuseas läbi liiderpiirkondades energiakogukonna tegemine on õnnestunud Eestis. Ja see on üks aktiivsemaid kogukondi, need liiderpiirkonnad. Jällegi peab ütlema seda, et aitäh kõigile neile, kes toovad põllumajanduspiirkonnas, põllumajandusministeeriumis või mis ta meil oli, aktiivselt osalesid ja liiderpiirkonnad tehti ka vägisi tegelikult selles mõttes osades piirkondades nad loodi, aga need on olemas ja täna on täiesti töövõimelised, nii et minu meelest üks õnnestunud projekt ja edulugu, sest tasub rääkida, et täna tegelevad on energeetika küsimustega, võib öelda, et see on samm edasi. Okei, et selge pilt, siis meil on täpselt oleme jõudnud sellesse kohta, kus aeg on täis. Veel korra tänan kõiki, kes sellel kiirel arutelul osaleda said. Saime väiksed tükid kasulikku infot juurde, paneme selle kokku, analüüsime läbi ja anname teada, mis selle teemaga edasi saama hakkab. Meie jaoks on see oluline teema, me ise arvame siin Kliimaministeeriumi poole peale, et see on ka omavalitsuste jaoks oluline teema. Pakkuda abi ja tuge ja tuua rohkem raha juurde, et kes siis ikka rahale ei ütleb, et vaatame, mis edasi saama hakkab ja kindlasti ka selle kommunikatsiooni poole pealt ma näen võimalusi, et me saame siin oma kommunikatsiooni ja teavitamise ja kaasamise osa parandada, et veel korra, et see suur huvi tänase teema vastu, et see nii palju kõnetas on ka üks märk, et need teemad vajavad rohkem infot ja info edastamist ja rohkem arutamist, et kahjuks kõikidele täna sõna anda ei saanud, aga ilmselgelt see vajadus on. Veel korra suur aitäh kõikidele, kes leidsid aja, kõik, kes olid registreeritud, nendele annan siis pärast kirjalikult teada, mis me selle teemaga edasi tegema hakkame. Aitäh ja kohtumiseni.